mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad, ükstapuha mis vidinast, ükstapuha mis ajal. Praegu igal juhul on teisipäev ja ma paberilt loen, et 19. märts. Tarmo Paivu, Delfist. Tervist. Peep Papp, eriagendina igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson Delfist, Eesti Päevalehest ja igalt poolt mujalt. Ja kell on muide täpselt 11 läbi 38 sekundit. Nii et teeme, absoluutselt. Väga peen. Ma ütlen aplaus Jaanile praegu, üks aegade paremaid sissejuhatusi oli praegu. No, eks ma korraks nagu siuke... Ei olnud, ära nori. Tõmbas nagu selle nagu kinni, nagu siuke 1,5 sekundit oli pausi, mis hästi ei kandnud tegelikult. Minu arust kandis see ka. Ei, minu arust hästi ei kandnud. Tõesti hea oli. Ei. No sa oled ka siuke tüüpiline klaas on pooltühi inimene muidugi. Ei, mis mõttes kogu aeg on ikka mingi häda kuskil. Ei, häda ei ole, vaid kui näed ikkagi viga, siis tule ja laida. No, see on nagu Šarunas Jassikevitšus on kuulus selline detailide mees. Small details ja siis ikkagi... Et kui Jaani korraks nagu suu jäi nagu pidama, siis nii ongi tead. Nii, mis... vaevab teie südant. No mul kohe tuleb meelde see hästi mõnusalt igalt poolt lahatakse, kirjutatakse selle Kalle Laaneti nii-öelda korteri üürimuse skandaali iseküsimus, et kas on okei või ei ole okei oma pereliikmelt nii-öelda üürida. Seadus ütleb, et ei ole okei. Ei, vot see ongi see. Seadus praegu kuidas nagu tegelikult on. Ei, aga sisuliselt on totter. Miks ta võis üürida? Tekitad mingi, kas mis tingimustel, kas turutingimustel või äkki natuke parematel tingimustel, tekitad oma suguvõsa sees väikese stabiilse kliendi suhte seal ja seda siis riigi kulul. Ma arvan, et seda oleks mõistlikum vältida. Ma ei näe küll seal mingit probleemi, tähendab see hinde saab ju vaadata, kas see on turuhinnaga või ole, kui see on muidugi ebamõistlikult kalli tehtud, siis muidugi on probleem. Kui see on tavalise turuhinnaga, siis pole mingit vahet, kelle käest sa üürid seda. No kust jookseb piir jälle ebamõistlikku, kas 25 eurot üle turuhinna on juba nagu natuke kahtlane või ei ole? Ei, ma ütlen, näiteks võtame nagu Keila, ütleme, kui tahaks Keilast üürid korterit, Keilas 2-toaline korter keskmiselt, ütleme kommunaalid välja, puhas üür, 5 sotti, ma arvan, eks ole. Kui sa üürid oma kasupaja käest selle seal ka 5 sotiga, siis ei ole nagu, ma ei näe küll mingit probleemi, mis vahet seal on siis kokku, mis vahet seal on, kelle käest seda üürimine. No, kui ta näiteks üüriks seda 700-ga, ütleme sellist lihtsalt kõige tavalisemad korterid. 525-ga. 500, ütleme ta ongi 475 kuni 550. 540. No see mõni euro, ma räägin, see ei muuda nagu asja, aga jutt on nagu põhimõtteliselt. No ei, see ei ole, see on mingi mõttetu põhimõtteliselt. Ei, aga okei, seadus on selline kõik ja see muidugi see, kuidas see aktsioon pihta hakkas, see oli küll päris naljakas, et esimene intervjuu Kalle Laanetiga ütles, et milles probleem, et ma tunnen ennast küll väga kindlalt, et mitte miskit ei ole. Tähendab, ühesõnaga inimene on jurist, on minister, 3 aastat on pukis olnud ja kõik niimoodi ja ta ei ole isegi viitsinud seda korruptsioonivastast seadust lugeda ja tal ei ole siis nii-öelda mitte ühtegi nõunikku, kes ütleks talle, et kuule, et see ei ole ikka päris kohane, et sul võib tekkida probleeme. Ja muidugi teine asi, eks nagu tänases väga mitmes kommentaaris kirjutati, et loomulikult oli inimesi, kes teadsid, et seal ongi nüüd siis küsimus, et kas neid inimesed ei öelnud siis Laanetel mitte midagi või siis mees lasi lihtsalt lasi kõrge kaarega sellele, ütles, et kuule, ma olen minister ja mis te mögisete siin, et teen mis tahan. Ja muidugi eile oli ka ääretult koomiline, kuidas Laanet seal Riigikogus putku pani ja ajakirjanike eest ja kõik. Ausalt öeldes see oli ka piinlik ja teine asi on ka see, et vaatasin noored ajakirjanikud, tead, ei saa nagu, tead, oleks vana päss läinud, tead, sinna niimoodi öelnud, kuule, kas me räägime nüüd mees mehega või mis on, või lased püksid täis poiss. Et ma arvan, et siis oleks nagu see käitumine veidi teine olnud. Ma arvan, et see viimane sõnavõtt, mis sa nüüd tegid siin praegu, oli täpselt selline sõnavõtt, et kui meie uudistejuht Hendrik Ilves kuuleb seda, siis ilmselgelt on see koht, kus sa pead selle kinda nüüd üles korjama, mis ta, ma ennustan, sulle ka viskab, ehk et järgmine kord, kui samas olukorras lähed sa ise ja näitad ette, kuidas see asi käib.
no Jaan on ette näidanud elus küll. On küll, aga ka konkreetse, aga mitte sellises kohas ja sellises kontekstis ja sellises teemas. Kuule, see teema ei ole mingi eriti keeruline raske teema. Siis on kõige elavam tõestus. Jaan on ennast tõestanud ja unusta ära. Kuule, Tarmo, vaata, seal on mitmed asjad. Esiteks, mul on oma ja muu töö teha, see on esiteks, punkt 1, eks. Punkt 2 on see, et kui sa oleksid poliitika ajakirjanik, siis sul oleks nende inimestega hoopis teised suhted, nagu meil on nagu spordiinimestega suhted. Et sellesse nagu nii-öelda probleem või mis seisnebki. No saad aru siiski, et olukord on natuke teistsugune siiski, et sul võib see suhe isegi olla, aga siis kui nii-öelda sitt on ventilaatoris konkreetse inimesega, siis see suhe siin täna nagu selles olukorras ei kanna nagu väga hästi. No tead, ma ei ole selles kindel. Võib kanda, aga mitte, aga vähemalt mitte selles olukorras, kus sa tahad selle inimese kaamera ette saada näiteks mingisugust väga operatiivset või akuutset asja ütlema. No ütleme niimoodi, et meil on ka siin ajakirjanik, ma ei hakka nende nimesid, kelle nii-öelda kõned võetakse praktiliselt alati vastu ja kellega vähemalt suheldakse. Ja aga aga sa võrdled seda praegu selle konkreetse ajahetke, selle konkreetse päeva ja konkreetse sündmuse nii-öelda kajastamisega, mitte sellega, et mul on päeva jooksul vaja keegi kätte saada. Ma arvan, et kui väga kogenud nii-öelda poliitika ajakirjanik läheb sinna ja ütleme niimoodi, et ei ole mingisugune poisike ega plika on ju, et siis vähemalt see suhtlemine toimuks veidikene teistmoodi ja teisel tasemel. Ma olen sellest täitsa kindel. Aga okei, see selleks. No väga huvitav, ma võiks ka vastu küsida, et ma ei tea, sa ei ole ju nagu Veerpalu saanud samamoodi samas olukorras rääkida. Ei, absoluutselt, aga ma Veerpalu see probleem oli, me saime ikkagi kõik ta ju kaamera ees rääkida. Probleeme on ka hiljem olnud ja ei ole keegi saanud rääkima. Aga vähemalt ma suhtlen temaga. Ma saan, inimene vähemalt suhtleb ja ütleb sulle, et vabandage ja kui juures teeb seda hästi viisakalt, ütleb, et selles lõpptulemuses ei ole nüüd küll eilse Laanetiga võrreldes mingisugust vahet. Ja see on kaks eri asja, üks on nii-öelda riigikogulane, kes on nii-öelda rahvateener ja ütleme niimoodi, et kes tegelikult peab ajakirjanikku on küll. Minister. Ei, nüüd ta läheb. Jaa, aga ma mõtlengi seda, ta läheb Riigikogu tagasi. Selles olukorras seal ei ole nagu mingit vahet. Mõlemad on avalikkuse surve all mingisuguse jamaga olevad inimesed, kes tahavad teha kõik, et nad ei peaks selle kaamera ees seisma kogu lugu. No jaa, aga paratamatult meil tuleb ja ei saadud sealt midagi head, ütleme sisulist. Siis eile ei ole saadud aastate jooksul Andrus Veerpalul. Jaa, aga paraku nii ta on. Et vähemalt üritada ja kõik, aga see oli tähendab ühesõnaga mõlemalt poolt piinlik on ju, et minu arust küll ei olnud, minust oli see Laaneti poolt piinlik. Ei, ka Laaneti poolt piinlik. Ainult Laaneti poolt piinlik. Ma veel kord ütlen, kui ajakirjanik on aastaid ja aastaid suhelnud, eks ju, siis tähendab ministrite, poliitikutega kõik on vähemalt suhtumine teine. Vähemalt jäädaks seisma ja öeldakse, et kuule, olen tea mees, teeme niimoodi, ma ei taha praegu midagi rääkida, eks. Vabanda väga. Nii. No okei, ma olen näinud neid olukordi piisavalt palju ka nende reporterite esituses, kes ongi aastaid suhelnud näiteks konkreetse nii-öelda, ma ei tea, pahateo autoriga või mis iganes, ja siis selles olukorras, selles ajahetkes kaameraga ei jää nad seal midagi seisma. Ei pruugi muidugi, sellest ma olen Tarmoga nõud. No vot ei tea, jah. Aga ta üldiselt, mõttetu teema nagu. Liiga palju tähelepanu täitsa mõttetu asja peale. Ei paku nagu eris pinget ega huvi. Üldse kuidagi muu elu on kuidagi viimasel ajal kuidagi pingevaba või midagi huvitavat nagu ei toimu. Kas täna oli see pidi auto seisma jätma? No seda ma imestasingi, ma just oleks tahtnud väikese nii-öelda sissemineku teha, et Peep, sina eriti. Mul oli kella 9 oli üks tähtis kohtumine, ma ei saanud osaleda. No ei ole ikkagi nagu hingega asja juures. Millise asja juures? No ütleme, antud juhul siis sulle seesmiselt ikkagi nagu ja põhimõtteliselt äärmiselt vale otsuse vastu protestimisega asja juures, hingega asja juures. Kas sa arvad, et see on hea otsus? Mis asi konkreetselt? Automaks. Ma arvan, et
maksu enda vastu ma olen vist rääkinud siin, otseselt ei ole, aga mulle ei meeldi see valem, mismoodi see kokku on pandud. Tähendab, mul ei ole ka valemis probleemi, aga mul on just... Minust ei ole see nagu loogiliselt põhjendatud, see, mis sammuga mingist hetkest hakkab see lihtsalt plahvatuslikult, ikka väga plahvatuslikult üles minema. Ja okei, Tarmo, ükstapuha, kuidas me selle sammu paneme, eks ta ikkagi on jälle kamp inimesi, kes leiavad, et see ei ole õige, aga see automaks peaks raudselt ja ainul üksi minema teedesse ja autoliikluse parandamiseks. Rohkem mitte mingisugust võimalust. See ma ei nõus, jah. Ütleme, sellisel juhul isegi ei oleks selle vastu midagi. Just. Kui see kõik läheb, ütleme, 4-realiste teede ehitamiseks ja teede laiemaks ja paremaks tegemiseks. Ja kui suures seda külateede ja nende korras ma käin ju seal allikast vett toomas, no täitsa katastroof, nippa-nappa peab see auto vastu, no ma tean, et kevadel tehakse need teed ükskord lõpuks korda kõik, eks, aga augus kinni ja no ütleme niimoodi, et seal peaks ikka teehöövel natuke, no seal ei ela palju inimesi, eks, et aga ikkagi oleks teed vaja korras. Jah, sellega ma nõus. Aga muide, selle, mis protestiaktsioon kõige naljakam... Kas linnas nägite midagi? Midagi oli, jah, lihtsalt kell 9 hommikul kesklinnas on nagu süüke lugu vist ka natukene, et ega autod seisavadki päris palju. Et ma jõudsin tööle küll enne, nii et selles mõttes läks mul hästi, et ma nagu põhimõtteliselt võib-olla ei oleks tahtnud EKRE protestiaktsioonil osaleda, aga kui ma oleks täna näiteks hiljaks jäänud tööle, et siis ma paratamatult mingites kohtades, noh, ma ei tea, oleks kuskil seal Tartu maantel Keskturukandis näiteks oleks parasjagu sattunud siis autode voos niimoodi, et ma pean seisma vahepeal ja näiteks kui Jaan oleks jalutanud parasjagu mööda sealt, vaatab, Tarmo, sa ka osaled siin aktsioonil. Jah. Aga kui suures aktsioonist rääkida, mulle ikka meeldis, see oli kõige kõvem aktsioon üldse, mis viimasel ajal on olnud, oli Keskerakonna ma olin ka mingit videot. Marssisid sealt mööda seda Pärnu maanteed sinna superministeeriumi ette, mingi vana auto sõitis seal ees. Just, ja kusjuures nad tegid seda pühapäeval, kui majad on täiesti tühjad, tuled kustus, ühtegi inimest ei ole, ainukene, kes seda protestiaktsiooni nägi, oli, kui neil üldse on mingi turvamees seal ilmselt, et see on nüüd kõige võimsam protestiaktsioon, et plaanida just minna pühapäeval, et jumala eest keegi sind ei näe. Siin on tervitame meie lemmik Keskerakonnas Andres Kalvikut muidugi, kes oli aktsioonis osaline. No ütleme esirinnas oli isegi, võiks öelda, vähemalt tema enda sotsiaalmeediast ei tunne, et ta on esirinnas. Et see käid üldse toimus. Kusjuures mul on tunne, et kas arvestades, et seda neid kõiki muid makse ja nagu antud juhul automaksu, seda ikkagi menetletakse ju mõnda aega, eks ole, ta ei ole veel Riigikogusse esimesele lugemiselegi jõudnud. Noh, see tähendab, et siin on aega päris pikalt nii Keskerakonnal, EKRE-l kui ka Isamaal ja kes iganes veel tahab seda teha, autoomanike liidud ja ma ei tea, parempoolsed ja nii edasi, saavad ju omavahel väikese nagu võistluse teha, et kes siis nagu ägedama protestiaktsiooni välja mõtleb. Kes on kõige totrama teha? No see ongi nagu kust otsast vaadata, et nad ise arvavad kindlasti, et nad võistlevad nagu ägeduse nimel, aga teisest küljest saab vaadata kui totramat. Ja kusjuures ma ju olin Prantsusmaal ja ma nägin, kuidas tegelikult protestid käivad. Tähendab, rahulikult need samad põllumehed või siis need samad EKRE autodega vennad. Kalev Cramo koges omal nahal eelmisel aastal seda. Ja no mina kogesin ju Monte Carlo ralli ajal täpselt see. Ja rahulikult tuleks autod ja panekski Tallinn-Tartu maantee siit poolt, igalt poolt kinni ja rahulikult 2-3 ööpäevaks mitte ükski auto ei pääseks sealt ei linna ega linnast välja. Kõik punkt. Ja nagu nad traktoritega tegid, seal oli mõnus näha, eks seal olid need karambinierid või need politseinikud, kes seal iganes olid. Et need tulid ka, seisid ka seal koos võeti õlut vaikselt, et jõuke protest on. Ja seal oligi nädal aega olid kiirteed kinni ja kõik pane mööda mägesid ja orge. Nii, aga läheme nüüd spordi juurde, ma arvan. Nii, mehed, rääkige. Henry Drell pääses Chicago Bullsi eest platsile, viskas korvi, andis 2 söötu ja olgem ausad, et mul oli ikkagi sulaselge rõõm lugeda seda uudist, vaadata neid korve,
Korvi, no üks oli möödavisega kõik, et aga olge ausad, et mina, kes ma nüüd tõesti nii meeletu korvpallifänn enam ei ole, aga mul oli ikka südames uhke tunne küll. Muidugi oli, miks see olnud siis? Põhjendatult muidugi. Ja kus juures, mis mulle eriti meeldib, et vend nagu tagus peaga vastu seina, kurat, ma pean sellest müürist ükskord läbi pääsema ja isegi kui see jääb tema ainsaks välgatuseks, on ju juba sellega tegu tehtud. Et midagi ei ole öelda, aga minu põhiküsimus on see ja kohe oli mõte see, et milline on võimalus, et ta tuleks veel platsile ja pikemaks ajaks, nagu räägiti, niši mängida 10-15 minutit, on see võimalik? Ma arvan, et on võimalik. Kui tõenäoline see on nüüd ise küsimus, et ma arvan, et siin on nagu juhuste mängu hästi palju ja ka reaalselt seda teemat, et kui ja mis moel ta ära kasutab neid hetki, mis tal veel tekivad, ma usun, et ka mida ta seal G-liigi mängudes ikkagi näitab, kus ta on selgelt progressi demonstreerinud ju käesoleval hooajal, et ma ei tea, siin ei ole kellelgi, ma ei ole kõiki neid lugusid siin lugedes, olgu siis kuskilt nii-öelda kohalikust meediast Eestist või jälgides sotsiaalmeediat Tookini tagant, et ma ei ole kuskilt mingit sellist siseinfot või selle peale sattunud või aru saanud, et keegi omaks seda teadmist, et mis on, ma ei tea, Chicago Bullsi plaan näiteks temaga pärast seda, kui käesolev hooaeg lõpeb ja seesama praegune kahesuunaline leping, mis talle siin võimalusi annab 2 liiga vahel läbi saab, et kas plaan ja lootus on millegi sarnase jaoks ka järgmiseks hooajaks või on siin mingi järgmine samm edasi, et see siht ja unistus olukorras, kus eriti tundub, et selle vähemalt konkreetse organisatsiooni ehk Chicago Bullsi ja Windy City Bullsiga on tal justkui mingisugune selline nagu lojaalsussuhe ikkagi tekkinud, et olukorras, kus tal oli, ma usun, mingil määral kiusatus siin juba sügisel ikkagi tagasi äkki tulla, otsustasid nad ikkagi sinna jääda ja nagu näha, tasus see otsus ikkagi kamalugu ära, et see siht võiks ju olla täpselt see, või see siht mitte ei võiks olla, vaid peakski olema siis jõuda täpselt selle samani, milleni siin tema kolleeg Türgis, seal Bitimi nimeline mängumees alles hiljuti jõudis, et sai oma 2-suunalise lepingu asemel siis päris lepingu ja mängib siin viimasel ajal täitsa selliseid, mängibki täpselt neid minuteid, mida Jaan siin mainis, selliseid 15-minutilisi keikasid põhimõtteliselt teeb seal, on ju. See on normaalne minut. See oleks ikka nagu mega juba. Ükski Eesti korvpallur, tuletan meelde, ei ole sellises rollis stabiilselt ja pikemajaliselt mitte kunagi maailma kõige tugevamas liigas, ülivõimsalt tugevamas liigas olnud. Ja see rõhksõnal ülivõim sealt tugevam, tähendab ka seda, et siin ei ole üldse mingit küsimust, kui kõva ja äge sündmus see on, et Henri Trell kas või selle ühe mänguni jõudis ja ma usun küll, et see ehk ei jää viimaseks, kuigi Chicago Bulls ise mängib siin sellises nagu tabeliseisu mõttes siin praegu sellist mängu, et see hooaja põhiturniiri lõpp ei kipu nagu väga pingevabaks minema seal, nii et seda pingeleevendust, mis tundus võib-olla, kui ta sõlmis selle 2-suunalise lepingu, et seal varsti on play-in'i kohad on ammu läinud juba ja siis saab siin hooaja lõpus kõvasti möllata, et seda sealt ei paista, et nad on idas vist 9. kohal ja peavad päris palju pingutama, et mitte allapoole langeda sealt. Selles suhtes küll, aga terviku näha, et eks see siuke emotsionaalne asi on, et käid seda korraks väljakul, mis seda 3,5 minutit. CV-s ka päris hea märge ikka, ma arvan. Ma arvan, et CV-s on ka päris hea märge. Mõtlen, et mängida endale emotsionaalselt, et vaata, kui sa nii ka nagu jahtinud, siis sa saad selle, puhamise minutid on ja saad veel mingid asjad kirja ka, mitte ei ole nii, et sa jooksed 3 minutit seal joonekat edasi tagasi, mitte midagi ei juhtu, aga sul on see 2 punkti, mis oli 2 lauda, midagi seal veel, 2 söötu. Et kui siuksed asjad on sul juba kirjas selle ühe mänguga, siis see annab sulle nagu jõudu isegi nüüd need järgmise perioodi jälle oodata seda uut võimalust, et sa tead, et see võimalus võib tulla, sa oled korra selle juba kätte saanud ja see võib veel tulla, et selles suhtes oli see ülioluline, et see hooaeg ei jäänud selliseks, et jah, tal oli see leping, ta käis see pingil istumas, aga kordagi kes põllule ei saanud. See oleks siuke, siis oleks võib-olla küll tunne, et mis ma siis käin siin, on ju. Aga nüüd on ikkagi nagu korraks on nagu ikkagi see maitse suu saadud ja nüüd ma arvan küll, et seda Euroopasse tulekus, et niipea ei ole tulemas. No jah, et see peab arvestama ju sellega, et see sama 2-suunaline leping näiteks, et isegi kui õnnestuks see järgmiseks aastaks endale saada, siis läbi hooaja
kestva või ütleme seal mingid, ma ei mäleta, mis need päevade arvud olid, aga kui see ikkagi kujuneb nagu terve hooaja pikkuseks saagaks, siis me räägime ikkagi päris kopsakast lepingust, et ma ei ole kindel, et Henri Tellil õnnestuks Euroopas näiteks tulla siin kohe külmalt peale ja parema lepingu kuskilt kätte võiks saada. Ei no kindlasti mitte, sest et ta on Euroopas paar korda käinud, ega seda Euroopas sükest säravat mingit CV-d nagu ei ole ju tegelikult ja mille pealt näiteks, kus üldse see kopsaks raha võiks tulla, on siis Euroliiga klubid, eks ole, aga mille pealt need Euroliiga klubid teda siis ütleme, peaks nagu võtma, et pigem ta ongi siuke tüüp, kes tundub, et see USA värk nagu sobib hästi ja kui see nii on, siis ainult andku kuuma seal. Jaa, aga tegelikult... Muidugi tahaks ta näha siin ka mängimas, nagu nii-öelda nagu päris korvpalli, eks ole, aga ma ütlen, kui talle see sobib seal väga hästi ja seal on võimalus ikka läbi lüüa ja näiteks kui isegi õnnestub seal, ma ei tea, play-in'i või kuhugi pääseda, kus on juba nagu päris mäng ka, siis mides küsimus. Tegelikult tahaks just vaadata tema niisugust 10-15 minutit seal platsil, et näha, et kuidas ta tegelikult tema võimed, nagu räägitakse, et kaitses on ta väga kõva ja kõik niimoodi võtaks võib-olla mõne mehe sealt maha ja kõik niimoodi, et sellega kasvataks kõvasti väärtust, aga nagu ma saan aru et praegu on seis on selline, et treenerid ei saa nagu riskida, et sellise asjaga vist. Ja no siin oli mitte nüüd Pulsi eelmine mäng, vaid sellest eelmine mäng. Mis on, ütlen veel vahele, mida me ei tea lõpuni väga hästi ka, et ega seal nende päris tagumise otsa pingimeeste puhul me ju liiga hästi ei tea ka kunagi nende tervislikku seisundit näiteks on ju, et seal põhimeeste osas on küll niimoodi, et päevas loed 3 uudist enam vähem, et kas mees on sealses kõnepruugis siis ma ei tea, questionable või doubtful või game time decision või mis iganes on ju, aga tagumiste meestega seal sellist jälgimist nii-öelda peal nagu ei ole, on ju, aga see nüüd Pulsi praeguses vaates siis nagu mitte viimane, vaid eelviimane mäng, seal tegelikult oli lõpus see viimaste pingimeeste väljakule paneku hetk, tõsi mingi minut ja 20 sekundit umbes, aga seal siis teda selles seltskonnas nagu ei olnud näiteks. Aga kas sellest midagi välja lugeda või mitte, ma arvan, et seda me ei oska siin isegi nagu öelda. Aga jah, ilmselgelt on teed minna selleni, et saada nagu nüüd järgmise asjana nagu siis nagu päris võimalus lõpuks. Ja kuidas siis see välja tuleb, on nüüd, ma arvan, päris oluline küsimus lõppkokkuvõttes ikkagi. Kas ta saab võimaluse oma ägedat kaitsemängu seal päriselt demonstreerida? Kas need samad kolmesed näiteks lähevad sisse või lähe? Et ma usun, et see võiks edasise arengu suhtes olla kindlasti üks võtme küsimusi, et kas Henri Tell oma, nagu ta siin augustis eelmisel aastal, kui ta Tallinnas käis, mingis intervjuus minu arust käis välja veksli enesekindlalt, kuidas ta varsti on ikkagi kõva kolmeste kunn, aga protsendid on tal ikkagi seal 30 kandis kuskil seal G-liigis mängides praegu, et ma julgeks küll arvata sellise mitte liiga suure eksperdina, aga natukene asja jälgijana, et selle protsendi kasvatamine võiks anda päris kõvasti nii-öelda argumente juurde ikkagi tema kasuks. Ja, sa mõttes, kui sul on 30-35 seal vahel, siis see on täitsa normaalne, millega visata küll mängusse. 30 on nagu vähe veits ikkagi. Selles mõttes sa ei ole nagu stabiilselt hea viskaja, sa ei ole selline, et keda ei või üldse nagu vabaks jätta, et sinu pealt võib ikkagi ära tulla ja vaadata, kas sa ikkagi viskad need visked sisse või mitte, et kui sa oled seal 35 plussi peal, siis on juba, ma arvan, vastaste juhistes juhis, et seda meest me ei jäta sinna, on ju. Nagu sa nii ütled. Siin tuli siuke irooniline treeneri selline. Ma suga praegu küll nõustu, et sa võid seal 33 prossa meest rahulikult joonedega suitsule jätta, et see päris nii kindlasti ei ole. Ma arvan, et see on arengukoht kindlasti. Aga ei, loomulikult see on koht, kus saab paremaks minna, mis ütlesin, et kui sul on selline protsent, siis sa võid lisata küll. Nii. Sina, Tarmo, unustasid? Ei unustanud üldse. Isegi sellist ehmatunud kommentaari ei tulnud, nagu teil on tavaks, aga liigume jalgpalli juurde. Eesti jalgpallikoondist ees ootamas ajalooline nädal. Näis, kas see on siis päev või see on nädal. Alustuseks siis, ma ei teagi, mis nimi sellele mängule nüüd panna, Euroopa meistrivõistluste
valikmäng või siin räägitakse sõelmängudest ja rehamängudest juba ka viimase aja moodsõna, aga meie räägime play-in äkki või? Vahet pole. Ühesõnaga, Poola mäng on tulekul, kui Eesti võidab, siis on tulekul mäng Walesi ja Soome mängu võitjaga, ehk siis oleme 2 mängu kaugusel finaalturniirist, aga enne kui me hakkame rääkima, kas päriselt ka meil üldse mingit varianti on, räägime võib-olla nendest uudistest, mis siin on koondise kokkupaneku ümber tekitanud ažiotaaži. No Ragnar Klavani koondisse naasmisest me eelmises saates juba juttu tegime. Klavan tegi otsuse, mida ma usun iga Eesti jalgpallifänn ootas ja lootis, ehk siis kui kutse juba tuli, on kohal ja noh, põnev saab olema näha, kas ka kohe algkoosseisus vähemalt kõik eksperdid, kes siin algkoosseise on ennustada üritanud või oma valikuid teinud, on paigutanud Klavaniga kindlaks meheks siis sinna keskkaitsesse Eesti algkoosseisu, aga ootamatul moel ja huvitaval kombel on siis Eesti jalgpalli ajaloo ühe kõige tähtsama mängu eel kõige suuremat kõmu tekitanud mees, keda keegi ei osanud isegi vist mingisuguses kõige ulmelisemas unenäos näha, et sellises mängus pääseb Eesti koondisse, ehk siis Tallinna Kalevi vahetusmees, kaitsja, kaldkriips ründaja Kaspar Laur. Ja see kaitsja kaldkriips ründaja kõlab nagu pungit muidugi. Ei, aga noh, miks ta tegelikult selles mõttes on, eks, et vend on ju 2-0-4 pikk või midagi niukest ja minu meelest ongi tal ainult üks funktsioon on ju, kui juhtub mõni nurgalöök või midagi tuleb. Ja täpselt, noh. Et see on väga, väga selge põhjus, miks ta sinna koondis, ma arvan. Ma saan aru, et ta oskused on natuke rohkem kui ainult see nurgalööga ära koksamine, et see võime seal vähemalt Eesti liigas siis on ta demonstreerinud värskelt üsna hiljuti nädalavahetuse liiga mängus. On ta siis demonstreerinud võimet vähemalt Eesti liiga tasemel viimasel 20 minutil olla natuke nagu mängumuutja, ehk siis nagu vähemalt Eesti liiga kaitsjate vastu võtta neid palle maha ja kuidagi tekitada mängu siis selline arvestatav mängumuutus. Ütleme, kogu see teema tuli minu õuele nii-öelda läbi hea kolleegi Andres Vaheri Facebooki postituse, ütleme, ma ennem ei olnud nagu seda tähelegi pannud, et seal mingi süüke teema on. Eks ta on treeneri otsus, ja siis võib-olla see näitab, et siis äkki Tallinna Kalevi treener võib-olla ei tea alati õigeid valikud või võib-olla, või kui ta roll ongi see, nagu ta ütles, see mängumuutja olla, siis ta võib ju koondises samasugust rolli täita, eks ole, et eks koondis pannaksegi kokkuvõttes ikkagi mängijatest, kel igal ühel on oma roll, et sa ei pea võtma sinna tingimata, ma ei tea, kõiki absoluutselt, ma ei tea, sõgitad välja 22 ja palju see neid mängijad on, parimat mängijat ja need võtavad kõik koondisse, vaid igal mehel on oma roll, et selles suhtes ma nagu enne seda mängu ja kui ta tõesti peaks seal platsile saama, ma ei julgeks nagu midagi ütelda, et see on see õige või vale otsus, seda näitab ikkagi kokkuvõttes see mäng. Ja lihtsalt tähendab, kui juhtubki nüüd niimoodi, eks, et lõpus on seis 0-0 või no või 0-1 ja on ühte väravat vaja näiteks. Ja on väravat vaja ja tuuakse viimaseks 15 minutiks ja ta teebki, tähendab ühesõnaga, kas lööb värava või võtab palli maa, hoiab seda, annab kellelegi hea söödu. Siis me ütleme, et geniaalne treener, eks. Samas ikkagi on koondises esiteks üks selline mängija ju olemas, mängija tüpaažilt, kui me räägime kaitsjast, keda on võimalik tänu oma omadustele viia rünnakule selliseks muutjaks, ehk siis Joonas Tamm on ju oma karjääris seda korduvalt ka teinud, et see käik nagu mängija tüpaažilt on tegelikult oluliselt kogenuma mängumehe näol Häberlil seal satsis nagu olemas, et eks need küsimused, mida Andres Vahergi oma postituses õhku viskas, on ka ikkagi ju väga olulised küsimused, aga päris olulised nagu argumendid, et kas selline mäng on nüüd selline eksperimendi koht siis olukorras, kus miski pärast siin talvistes mingites nii-öelda katsetamise kohtades ei ole seda kutti kuskil nii-öelda nagu silma peale pandud, ei ole kutsutud. Ja samas on seal olnud mehi, keda siis kutsuti, kes paistsid täiesti hästi ka silma seal ja kes sellest hoolimata on ikkagi nagu välja jäänud, on ju, et ütleme, ega ta nagu liiga hästi ja liiga loogiline ei tundu see liigutus. Loogiline ei tundu küll ja tegelikult kui temaga nagu arvati, et ta võiks kuskil vaja minna, siis miks teda mitte varem, kui nad käisidki neid mingeid naljamängi siin mängimas talvel, et miks ta siis võinud kutsuda, aga
teisalt jälle noh, võib-olla see mõte tuligi kohale nüüd. No seesama mäng. Et jah, seesama mäng või noh, seal on nüüd teadupärast on ju nüüd Lindpere, kes on ise Kaleviga seotud, on abitreenerite ringis pakkus välja, võib-olla sellise pilguga varem ei olnud seda vaadatudki, no ja siuksed mõtted võivad tulla, no miks ka mitte, no et selles suhtes ja no, arvestades, kui lai on see mängumeeste ring koondises ikkagi, mis on 22 või on 16 vist saab mängul üles anda või, aga seal ikkagi seal laagris on neid ju rohkem praegu, et ma ei näe nagu selles ühes mees küll probleemi, et minu arust teha nüüd sellest mingid hirmsad numbrid on täitsa mõttetu tegelikult. Ja, aga kusjuures, Tarmo, ma arvan, et see ongi just kõige õigem koht eksperimenteerimiseks, sellepärast, et kohtad ei ole midagi. Just täpselt, ja teine asi, me oleme selle nii-öelda oma õige satsiga, me oleme ju mänginud neid tsükleid ja kõike ja no ei ole kuidagi toiminud, aga kusjuures ma suure tõenäosusega arvan, et sellest vennast nagu suurt kasu ei ole, 30 minutiks on 0-4 ja no seal ei muuda enam mingit mängu, et no, nii tume prognoos kohe, kui jõudsime peaküsimuse juurde ehk et kas siis nagu päriselt ka on varianti või ei ole? Ei no ma ei tea, kui me see mudaliigas mängime ja Poola on ikkagi ju kõrgema seltskonna võistkond vist. On ikka jah, kuigi ei ole ka viimasel ajal väga hästi mänginud. No vaata, aga nende mitte hästi mängimine ja meie hästi mängimise vahele jääb üldjuhul ka ikkagi veel suur tühimik nagu. Ja poolakad võtavad seda mängu täiesti see on nende jaoks elu surma peale mäng. Nende jaoks see on ülioluline, eks ole, ma arvan, et noh, et nad ju teevad selle maksimumi, et sinna saada, nad on ikkagi tiitlivõistlustel ju mänginud kogu aeg. Ja teine asi on ega, Rootsi ei ole ka ju mingisugune sats käesoleval ajal, ta ju kukkus sellesse ka vist C-liigasse. Me saime Rootsi käest 2 korda hirmsad ollaka. Jah, täpselt noh. Ühe korra või? No 0-3 saime vist mingi viimati, saime ketuka, et sealt noh, ütleme, liigset lootust nüüd küll ma ei näe. Jaa, aga nagu loen ette Poola nii-öelda siit ajast tagasi minnes, siis viimased mängud, ametlikud mängud, mõtlen siis valikmänge. Võõrsil Tšehhi 1-3, kodus Albaania 1-0, võõrsil Moldova 2-3 kaotus, kodus Fääri saared 2-0, võõrsil Albaania 0-2. Noh, ei ole mingi selline nagu. Ei no selge, et see. Kuidas me mängisime Aserbaidžaaniga? Selge, et see list, Eesti ei ole seisus. Suurim probleem on see, et Eesti ei ole tükk aega enam seisus olnud, kus me saaks nagu vähegi võrrelda meie seda hoogu, no ütleme siis eelmise korraga, kui me olime nii lähedal finaalturniiril, millest on 10 aastat möödas ja kus me tõesti võtsime sellised skalpe siin kogu aeg üle Euroopa, et Serbiad ja kes meil seal kõik langesid, on ju. Et noh, midagi sellist ei ole me tükk aega näinud. Et oleks me seda tüüpi koondis, siis me võiksime päris hea bravuuriga praegu minna sellele Poolale vastu ja rääkida, kuidas siin on nagu tõesti elušanss, ütleme, ja see elušanss on toetatud 2 asjast sellest, et Poola vähemalt selle tulemuste jada põhjal ei ole võib-olla kõigi aegade parim Poola, vähemalt hetkel. No kindlasti mitte. Jah, aga me oleme ka kaugel oma kõigi aegade parimast muidugi. Ma ei ole vaadanud, kuidas Lewandowski viimasel ajal mänginud on. Täitsa okeilt minu teada. See on paha muidugi. Piisab sellest, et ta lihtsalt teeb mõned liigutused ja ongi kõik nagu kogu muusika. Ja, aga teine asi on ka see, et eks ma olen siin lugenud ju siit-sealt ja ülevaateid ja kui me vaatame kogu selle kampa, kes meil nii-öelda koondises on ja kes meil sealt veel puudu on, eks seal on vigastustega väga palju puudu ja kõik ja siis hakatakse rääkima, et see mees on mänginud siin viimasel kuul või ainult võib-olla 30 minutit ja teine veelgi vähem, üks istub pingil kõik, et et ütleme niimoodi, et liigset optimismi kõik see ei sisalda. Ma saan aru, kui kõik meie mehed oleks kenasti tipp-top terveid ja neil oleks tugevad mängud all ja kõik, eks. Sellest meie mehed mängivad ka mingites kehvades kohtades võrreldes poolakatega näiteks, ütleme samal tasemel. Siin ei ole võrreldagi. Siin ma räägin, samal tasemel mängivad mehi nagu eriti ei ole, et see taseme vahe tulebki ju sealt eelkõige välja. Ja ma arvan, et see Ragnar Klavani toomine koondisse on ainuõige samm, absoluutselt ainuõige, aga ta on tehtud sellepärast, et meie kaitseliinis on puudujääk. Ei no ta on tehtud sellepärast, et oleks keegi, kes
seda kampa seal võib-olla garderoobis ütleme siis ohjeldaks ja hoiaks nagu mingit joont seal üleval, et selles suhtes ma arvan, Klaavanist paremat meest praegusel hetkel meil võtta ei ole ka. Sest mängijana vaadakem ka ikkagi tõele näkku. Ta on ka kaugel ikkagi parimat aega. Muidugi, loomulikult, aga seal ongi need muud omadused nagu mängivad nagu tema kasuks. No ainus variant ilmselgelt on hoida nii kaua kui võimalik. Et äkki mingil hetkel hakkab see kuidagi... Et äkki ikkagi muutub kuidagi närviliseks mingil hetkel. Ei, see pole penalti seeresse peab viia. Jah, ainu õige. Et betoonkaitsena. Aga kuidas on ise küsimus selles mõttes, et kui sa seda Eesti koondise viimase paari aasta minekut vaatad, siis läbivam asi, Peep, mida me siin oleme pidanud tõdema pärast neid mänge on see, et mingite suht labaste eksimustega ikkagi me laseme endale mingi sutsakad ära lüüa. Aga kui panna, ütleme, 10 väljaku mängijad kõik värava joonele seisma, et kas nad siis täidavad ära selle värava või? No ei täida ülevalt. Mitu meetrit värav lai on? Ei, mis on 8 või 9 või 7 midagi. No ülevad koogib väravaht välja. Ja nad hüpata ka veel. Ei, aga ikkagi, kui sa ütleme, paned kogu aeg sul on 10 väljaku mängijat on trahvikastis. Kuidas vastused tulevad sinna siis? See on nagu vaata, kui mängid ma saan aru, et sinu Arsenalis ei ole seda, aga seal on umbes vähemalt 7 meest, kes Poolal, kes suudavad 30 pealt ristnurka nagu, ei, no, aga ütleme 10-5 ära lüüa. Vaata, see on sama taktika, mida tihti peale, ütleme selliseks madalamates liigades vanameeste kossusatsid noorte vastu kasutavad, ehk siis kaitses seisavad lihtsalt 3 sekundi alas. Kõik, viska sealt, viska, anna kuuma. Ja mehed, kes trennis panevad sisse, järgselt enam ei pane sisse. Kas see ei olnud mitte sama taktika, mida me kunagi kolmekesi Janar Tantsi ja Gert Kullamäe vastu kogesime põhimõtteliselt ja selle vahega, et meil ei olnud ka ühtegi meest, kes sisse viskaks. Nii et paralleeli tuues Poola mängu juurde, ma väidan, et Poolal on mehi küll, kes sisse löövad sealt. No aga selge see, et see mäng peab olema ikkagi lähtuma kaitse betoneerimisest. Ja tähendab, minu suur lootus on selles kohtumises, et ajakirjanikel oleks põhjust meie mängijatele hindeid panna, sest me koosolekul arutasime, et kas panna hindeid või mitte ja siis ma tõin, tuletasin meelde need 0-8 mängud ja ma ütlesin, et mis hindeid sa selle pealt paned. Kui sa põhimõtteliselt saad 3 korda üle poole on ju, eks, ja sulle lüüakse 8 tükki taha. Mis hindeid me... Aga kas me või 3 väravahti näiteks panna koosseisu? Nii, no palli tohib kätega mängida ikka üks. Seda küll, aga üled mehed siis seal tõrjuksid jalgadega. Ma ei ole kindel, et nad väga head selles on. Peep, aga kuidas see oli? Vaata, hoovi jalgpallis oli niimoodi, et väravas oli see vend, kellel oli kindlad käes. Eks seal siis meid... Meil oli kõik tagumine mees, sükke reegel oli. Võib-olla sa hammustasidki, kui me samal liinil jätkame nüüd, lahti siin ikkagi tegeliku põhjuse, miks Kaspar Laur on koondises. Kui ta pikkust on 2-0-4, siis selleks, et 10 meest panna värava joonele seisma, siis oleks pidanud seal, ma arvan, võtma Eesti meistriliigast ja veel võib-olla teisest ja esiliigast kõige pikemad mehed lihtsalt. Lihtsalt seisavad seal ees, ei saa sisse lüüa. Raido Ringmets oleks võinud kas või võtta siin. Teine variant on see, vaata, et kui Eestis ükskord palli on ja tahavad palli hoida, siis üle mehed on selle palliga mehe ümber. Ei, ma uurisin just, ma kunagi tegin selle pagana artikli, et niisugused absurdseid situatsioone jalgpallimängus ja mulle selgitati ära, et miks ei saa olla niimoodi. Ma tõesti mäleta, aga see tähendab, ühesõnaga mängija peab andma vastasele võimaluse samuti mängida seda palli. Ei, no ma annagi võimaluse. Osa mees mängib sealt ilusti, võtab palli jalge vahele, selja tagant siit lükkab selle sealt sõõrist välja ja siis 9-0 minnakse värava. Ei, seal oli selgitud. Mis mõttes? Ma pean talle ütlema, et palun, ma täna kaitset ei mängi, et palun mine mängi sa ka palliga. Ei ole just reegid. Vastane peab, minu meelest oli, et vastane peab ka, tal peab olema võimalus ka selle palli jõuda. Mul on läbi sellest sõõrist.
ma ütlen nii palju siia jutu lõpuks. Või noh, tehku siis tatti ja hüppab üle nende meeste. Ma ütlen nii palju selle... Ei, aga kui mehed on niivõrd... Kuulge, aitab küll. Ma ütlen nii palju, kui Jaan sai, ütleme sellist nagu totruste rubriigis siin nagu esimese punkti saates kirjas. Mis on totter? Laaneti teemas on ju. Ja siis noh, Peep praegu sai 2 ikkagi, nii et Peep juhib praegu Jaani jaoks 2-1. Kus see totrused siis on? Esiteks Jaanid esindab mingit totrust ja mina ammuga mitte. Esiteks ma tuletan meelde, et kui me Laaneti teemad lõpetasime, siis tõdesid sa ka ise, et see on mõttetu teema. Teema oli muidugi mõttetu, aga Jaan ei seal mingit totrust välja ei toonud siis. Nii, 2-1 sa juhid, vaatame. Meil on pool saadet vähemalt ees veel. Aga see on, aga Tarmo on alati kuival, sealt tule ka midagi. Ei, siit ei tule. Aga küll, aga tuli Eesti käsipallikoondiselt. Küll tuli Eesti käsipallikoondiselt, kes siis, ütleme seda otsis mõttes loputas Ukrainat MM valikmängus nii kodus kui võõrsil ja pääses edasi. Ja no tegelikult see... Nüüd on Island vastas. Oli Island vist? Absoluutselt. Island. Aga see on sul isegi mustvalgel kirjas ekraanil ees. Ma prillidega näe lugeda mõista kirja, mis nees on. See, et Tarmoga rääkisime ka sellest käsipallimängust ja just see teine mäng. Ma kahjuks mängu ennast ei näinud. Noh, kahju küll, aga see teine mäng oli see, et ma tulin parajasti sealt Ukraina saunast. Selleni ka jõuame veel. Ja higistasin pärast, hingasin õhku. Aga see teine mäng, mis ta lõppes, 41. Seal on kaitset üldse ei olnud. 41-3 äkki oli. Aga seal on kumbki meeskond kaitsele mitte mingit. Ei no see oli ikka selline üsna selline Tšiiliga mäng ikkagi, ütleme. Mina ütleks, et see oli show-mäng, sellepärast, et vaata, kui kenasid väravaid seal visati. Ei no see seeria, millega vist põhimõtteliselt see mäng ära otsustati seal teise poole algul, kui Karl Toom, ta tuli lihtsalt üle ja ma pakun sellest 4 või 5 väravast, mis ta seal järjest viskas. Vähemalt 3 olid sellised, kus ta tegi selle, ütleme, jättes nüüd välja võib-olla selline nagu, ma ei mäleta, kas seal mängiti pall keskjoonelt lahti või kuidas see nagu üle poole väljaku jõudis, aga ütleme, üle poole väljaku jõudmise järel esimese 7 sekundiga umbes tuli sealt sammude pealt lihtsalt ja kõmmutas ära. Kui nii lihtne ongi, siis täpselt nii ongi. Ja minu meelest kõige nii-öelda absurdsem värav, mis on muidugi käsipallireeglitega lubatud, oli see, et eestlastel visati väravanju, eks. Nii. Ja sealt kohe väravat viskas keskringi ja sealt kohe lahmati tühja väravasse, sellepärast ukrainlased olid väravavahi välja võtta. Ja kusjuures pärast väravat toodi see pall niivõrd kiiresti keskringi, et väravat ei jõudnud väravasse. Ja seal kohe keskringis. Ma võin Jaan öelda, seda sünnib siiski. Ei, sünnib küll, aga see on kuidagi... Väravavahtidel ilmselgelt, kes on seal teisel pool, on see esmaülesanne, et kui see isegi kui väravasse tuleb, siis ülikiirelt tuleb see keskjooneni lükata. Kuidas see värava ütles kahtlane asi? No ta Ukrainal mingi aeg ta toimis. Seda kasutaks päris palju. Ja hagulises vähemuses ikkagi on ikkagi nagu väga selge, et sa rünnakul ikkagi mängid 6 Kuule, siin Eesti poole mängus. Eesti võtab värava Ma saan aru. Muidugi. Ma saan aru, Jaan. Kuule, mäleta see film, see Varatar. Ta võttis selle palli ja läks ise rünnakul. Vastaste väravat oli ju täiesti segaduses. Kui nüüd meil ka Hein võtab palli ja siis läheb ise rünnakule ja kõik on segaduses ja saab ikka kolli ära lüüa. Mis segadus? Kuule, kui te tahate segadust, siis ei panegi värava. Panete väravasse selle sama Lauri kas või ükskõik, kes seal pingile jääb, väljaku mängija. Sest ta võib ju ka tõrjuda. Kindlad panete kätte ja siis mängib nagu väljaku mängija. Palju õnne, ma saan aru, et te nüüd võistletegi oma vahel. Et kes nagu rohkem totrust suust välja. Mis mitte, no kui käsipallis... Jaan viigistas seisu. Aga see on huvitav, enam käsipallis ei pea panema selge seda auguga särki nagu, vaata. Oli vanasti, mäletad seda vest, siuke pandi, kus muidu oli see väravail oli teistsugune see ja siis pandi mingi vest peale talle või mingi jama oli sellega. Sa näid seda sükst asja? Midagi meenub vähemaselt, jah. Ma täpselt mõelda, mis point sellega oli, aga miks mingi vest pandi selge, jah. Aga ühesõnaga tore, et Ukrainat võideti päris kindlalt, ütleme niimoodi, et teises kohtumises nagu ärevaks see asi üldse ei muutunud. Esimesel poolel 2 oldi taga isegi mingil hetkel pärast seda, kui algedu saadi kätte, et nii päris ei saa öelda, aga lõpuks Ukraina lagunes ikkagi kuidagi nagu... Aga selles võib öelda küll, et peale Nooda tulekut, ütleme käsipallikoondis on ja seda ütleme ka sükest nagu noorendusraputust on käsipallikoondis ikka päris hästi nagu mänginud tegelikult. Jah, ja sellist kuidagi sükest mõnusat emotsionaalset ühtsust ja sellist aurat paistab ka sealt vastu ikkagi igast intervjuust, igast sellisest... Vaata, Eesti treener on ikka Eesti treener. Nagu kõigest vaatab see minu arust nagu vastu, jah, aga selge, et nüüd rääkides
rääkides asjast või nagu järgmisest sammust, siis ega see lihtne olla ei saa, et noh, me räägime noorenduskuurist, aga samas oluline markeerida, et me oleks võinud avamängu järel oluliselt keerulisemas seisus olla ja kokku ka, kui vanameister Tener Jaanimaa ei oleks pidanud nii palju minuteid mängima ja nii palju meeskonda tegelikult reaalselt ka tassima ikkagi, et esimeses mängus ilma temata oleks asi võinud päris hapu olla näiteks. No jaa, aga igas meeskonnas ongi mängijad, kes tassivad meeskonda vastavalt vajadustele ja muide, see ongi minu meelest üks põhjus, miks me käsipallikoondis ei ole pääsenud varasematel aastatel EM-finaalturniirile, ongi see, et need liidrid, kes on tulnud siia ja kes peaksid ka viskame 11 väravat ja tassime selle meeskonda parimatel aegadel, kui Jaanimaa oli veel noor, eks, Mait Patrail, kõik, ja siis oligi küll ja küll mänge, kus keegi tegelikult ei tassinud seda satsi. Aga et ühest küljest oli äge kuulata muidugi meeste intervjuusid pärast mängu, kus ikkagi ei räägitud sellest eesseisvast Islandist nagu mingisugusest ma ei tea, isegi mitte nagu me jalka puhul räägime Poolast, vaid räägiti ikkagi sellest, et läheme ja ei ole siin mõtet nagu kuskile pead ära küll peita, kuigi me alles Islandiga kohtusime ja justkui tegelikult teame, et see tasemevahe vähemalt teoorias võiks olla seal päris arvestatav ja ega see Eesti koondise nagu mängutase, kui sa nüüd võtad vahepealse ajaga mängijate individuaalseid arenguid kuskil klubi maastikul, ega see nüüd nagu liiga palju muutunud selle vahepealse perioodi jooksul ei ole. Ja, aga ütleme niimoodi, et teoorias ikka väga võimalust Islandi vastu ei näe, aga Tont seda teab, mis saab, seal on tähtis see, et mingi lootus jääks teiseks mänguks. Mõnes mõttes tahtmata siin ette kuidagi midagi ära matta, et mõnes mõttes on kahju et tegemist on praegu just nagu MM-tsükliga, kus turniir siis selle raundiga lõpebki ära, et me oleme siin praegu vaadates, kes on juba taganud pääsu MM-ile Euroopast ja palju neid kohti veel alles on, me oleme siis ütleme hetkel Euroopa 28 seas, et huvitav oleks näha nagu seda, kuidas me saaksime siis mängida seal selle peale, et kas me oleksime 24-ses finaalturniiri komplektis on ju, aga teisest küljest ei ole see aeg üldse kaugel, kus need samasugused mängud seisavadki ees, et loosimine on vist üsna varsti siin praegu nende gruppide loosimine, mis saab olema väga huvitav, näiteks Eesti on küll 4. potis, aga 3. võib näiteks seesama Ukrainagi tulla, kellega me siis mängisime, ma küll ei tea, palju neil mehi puudu oli näiteks. Kindlasti midagi seal oli ja kui ma natuke siin lugesin eilegi tagantjärele neid mängueelseid ülevaateid, siis sain aru, et oligi seal sellisest noorendust natukene tehtud ka ukrainlastel. Aga sellegi poolest tõestasime, et võimalik on näiteks, kui loos näiteks niimoodi peaks umbes minema. Nii, võtame järgmise, mina või? Ei. Okei. Nii, Kristjan Ilves pani Trondheimis hooaja lõpus nii-öelda jälitajad ääretult elegantselt paika ja jõudis poodiumile 5. korda sel hooajal ja olgem ausad, et mulle avaldas muljet märksa rohkem just see Kristjan Ilvese sõit, kuivõrd see poodiumi koht, halb oli see, et 2 meest, 2 austerlast Lamparter ja Retteneger olid eest ära, neid kinni ei püütud, aga siis tuli see eluaeg, oleme ju pagan vaadanud, et ja nüüd tuleb see paganama grupp järgi, eks viimasel ringil ja viimasel kilomeetril ja kõik, ja nüüd Kristjan Ilves vajub sealt grupist läbi tühjagi. Vend võttis selle hästi mõistlikult, ta ei hakanud seal lolli mängima, võttis niisugune hea positsiooni sisse ja pagan lõpus spordiga paningi kogu sellele kambale ära ja sealt tuli 3. koht. Tegelikult see 3. koht oli ausalt öeldes üllatus just selle seisu pealt tulla. Sul on seal 10 meest võitlevad 3. koha nimel, eks? Jaa, aga 10 meest, ütleme sellises Kristjan Ilvese jaoks nagu sootsa nii-öelda kuluga sõidus ikkagi, kus ta sai nagu natuke oodata neid järele ja kus ta sai nagu jätta selle lahenduse lõpusirgele ikkagi, kus on ta ilmselgelt väga tugev. Jah, ja ta on lühikeses spordis on tõesti väga tugev, aga kokkuvõttes ma tegin hooaja intervjuu ka Ilvesega ja siis nagu ta ütles, et tegelikult on see
niivõrd ühtlaseks kogu see kahevõistlus muutunud, et enam nagu 10. koha pealt väga poodiumile võidule ei sõida. No võit on sisuliselt välistatud. Kui isegi ma arvan, et Riiber ükstapuha kelle puhul, eks. Ja ütles, et ka poodiumile sealt on keeruline sõita, nagu ta ütles, ta oleks rahul 10+ koht ja saaks esikuuikusse ja mida ta suudab nüüd välja sõita, et see on okei, eks. Ja täpselt nii oligi. Täpselt nii seda näitas ja ta ütleski, et kui mehed tulevad tagant, püüavad selle kinni, siis neil on jalg sedavõrd pehme, et sa karistad need lõpuspurdis ära. Ja täpselt see, mida päev enne ta intervjuus rääkis, ma tegin laupäeval temaga selle loo, kõik täpselt see oli nii-öelda pühapäeval oli näha. Et see oli lahe ja kõik. Ja minu meelest kõige mõjusam oli ju selles intervjuus jutuajamises oli see sõnum. Jah, ma olen suusatamises kõvasti arenenud, aga võite selgub hüppemäel. Just sellepärast, et kõik on suusatavad enam-vähem ühte, no okei. No, teine põhiteema ikka see, et esimene pool oli ikkagi ebaõnnestumine. No ei, seda muidugi. Ütleme, asjad hakkasid hästi minema, ta oli ikka kohe teises pooles alles, et kui tahta nüüd nagu see MK-sarjas nagu midagi suurt teha, siis ikkagi sellist esimest poolt endale lubada ei saa. Ja tähendab, kui sa vaatad selle punkti seisu, ta tõesti oleks võinud tõesti MK-sarja kokkuvõttes 3. võib-olla seal tõusta võib-olla mitte. Päris keeruline. Ja, aga ta alguses andiski liiga palju ära. Kui sa nüüd vaatad tegeliku jõudude vahekorda, ütleme, jätad seal välja need, kes seal, Lamparter oli vahepeal haigusega eemal näiteks ja võtad sellise nagu tegeliku taseme, mida siin keegi demonstreeris sellel hooajal, siis ütleme, stabiilsema hooaja korral 4. oleks olnud igati realistlik. Aga kui sa nüüd võtad need 3 meest, kes esikolmikus on, ehk siis Riiber ja 2 austerlast, siis sealt tulebki välja see sama Ilvese jutt, mis ta räägib sellest, kuidas hüpata on vaja hakata kaugemale hüppama. Et enamikel võistlustel me siiski oleme pidanud nägema, kus tal ei tekigi võimalust Riiberi, Lamparteri ja Rettenegeriga rajal rammu katsuda, kus nad on liiga kaugel tema jaoks lihtsalt. Ja kui me räägime, et MM-i medal või mis iganes tiitlivõistluste medal siin tulevikus on suur siht, siis ainus variant on saada ikkagi nendega koos rajale. Ja ei, absoluutselt. Ja me räägime praegu, pane tähele, eks. Ja nad on ka nii stabiilsed, pagan. Kirudes, et eriti Riiber, et ega nad nagu liiga palju ei põru ka, liiga sageli nad ei kuku sinna kuskile taha. Just, ja praegu me räägime ju MK-sarja 6. suusahüppest Kristjan Ilves. Eks ju, et me ei räägi mingist 10. 12. meest, et nüüd oleks vaja midagi. Ta on 6. mees, mis on tegelikult kõva sõna, ikka jätku. Ikka sellest jätku. Sa pead olema, nagu ta ütles, üle-eelmine aasta ta oli ju teine. Aga ta ütles, et põhjus oli selles, et mina ei ole läinud kehvemaks, vaid teised on saanud paremaks. Ja kui me tõesti hakkaks lahkama selle 2 aasta tagust protokolle, siis ei olnud need Lamparterid ja Rettenegerid sugugi nii kõvad hüppemehed nagu praegu on. See Retteneger eriti on teinud ikkagi väga, väga suure arengu just 2 hooaja võrdluses. Ja üks veel, mis ma sealt intervjuust nagu silma jäi just selle varustuse ja kõige selle poolega, et kuidas nüüd on tähendab, ütles, et nüüd on see ropp töö suusatamise kallal on tehtud, nüüd ma saan rohkem keskenduda suusahüpetele, aga ja siis, kui ta hakkas rääkima, aprillis on vaja varustust testida, eks, suusad, kuidas ta sinna saab ja hüppesuusad ja siis uued kombinesoonid ja kõik nii. Ja sel hetkel hakkad mõtlema, ei ole pagan Eestis, kui sul on isegi kahevõistluse tiim, ei ole võimalik jõuda nii kaugele, kui sa hakkad, nagu ta ütles, peenhäälestust, eks kombinesoonid, et ta saab seal oma parameetritele vastavad suusad, aga nüüd hüppesuusad, aga nüüd ta saab ka neid testida, enne saadeti sinna, näed sinu parameeter, palun vend hüppa. Nüüd ta saab testida, kui ei ole head suusad, võtab järgmised kõik nii, et see on nii 10 millimeetrites kõik see asi kinni. Ja Eesti koondis kindlasti ei suuda seda pakkuda. Kas vaatame natuke laiemalt ka, mis siis talihooajast näppude vahele jäi või? Laskesuusast me oleme siin aasta jooksul saanud palju rääkida, viimane nädal, pehmelt öeldes läks pigem aia taha, et sealt näppude vahele suurt ei jäänud, pigem tõestas ära need kitsaskohad, kust ilmselt on kõige mõistlikum, eriti Tuuli Toominga näitel siis
hakata 2 hooaja vahel arengut otsima, et nii laske täpsus kui tegelikult ka laske kiirus, eriti selle viimase ühistardi näitel. Sealt läks ikka kamaluga seal parimatega võrreldes 40+ sekundit kaotsi juba laske kiirusega. Ja ei, tähendab, no ma vaatasin seal oli see põhjalik statistika, et kui palju ta kulutab üldse laskmisele koos selle trahviringiga aega ja see oli ikka ütleme niimoodi, et paras katastroof, eks, et ma ütlen siis valetan, aga vähemalt pool minutit hooaja peal keskmises igas sprindisõidus, lihtsalt annab laskmisega puhtalt teistele ära, et ja kusjuures Tuuli Toomist, kui ma vaatasin kõik need laskeprotsendid ja kõik, seal oli nii-öelda 100 parimat oli paigas, lihtsalt viimase 10 seas. Praktiliselt igal pool. Jah, teistpidi on seda arvestades kohtade mõttes ikkagi ja punktide mõttes müstiliselt vägev hooaeg olnud. Et olukorras, kus sa ei ole teinud üldse nagu laskmise mõttes nagu head hooaega, pigem vastupidi, oled väga ebastabiilne. Tõsi, eks seda statistikat natuke see ebastabiilsus petab, et tal on olnud ka okei laskmisega kordi. Lihtsalt tal on olnud ka košmaarseid laskmisi ja see viib need keskmised muidugi väga alla. Ja see on müstiliselt vägev hooaeg, kas see müstiliselt vägev hooaeg on olnud, aga selge areng on lihtsalt toimunud, et müstiliselt vägevaks hooajaks saab ristida siis, kui sa ikka stabiilselt nagu kogu aeg oled seal tipus ja võtab poodiumi kohti, siis võib öelda müstiliselt vägev. Praegu on toimunud meeldiv areng ja seda on olnud väga äge vaadata. Aga nii ülivõrdes ei laskuks nagu lihtsalt. Aga nagu siit on selles mõttes väga selge kogu see asi, et siit veel edasi minna, sa võid suusakiirust veel parandada, tont teab kui palju, eks. Mitte tont teab kui palju, ega sa ei jõuagi parandada. Okei, saad tõesti seal kilomeetri peale natuke kiiremaks, kõik lähened nendele parimatele suusatajatele, aga kui sa niimoodi laskma jääd, siis võitudest ja poodiumi kohast, pühi suu puhtaks. Et see on selge, kus kohast tuleb nüüd asja edasi ajada. Tahad Jaan oma lemmikalast ka rääkida? Olid hommikul kirge täis siin. Lugesid Aivar Rehemaa intervjuud ja... Ma ei ühtki seda veel lugeda, aga ma ilma seda lugemata ütlen, et murmusuusatajate hooaeg oli ju täielik fail kuubis. Kui välja jätta õed kaasikud, kes tegelikult arenesid praktiliselt. Aga nemad on kuskil seal omal tasemel, kui me räägime praegu nagu siin mingist päris tipust, siis nagu ütleme, kui siin nemad ongi Eesti tipud. Ei, okei, Eesti tipud, aga kui OEL räägite, et meie suusatajad tahavad siin teha seda, teist ja kolmandat, siis sellele ei jõutud ligi lähedale. Ei, absoluutselt, ja nagu ma Tarmole ütlesin ka, nimesid nimetamata, mõned vanemad suusamehed ehk siis sprinterid, kes seal on, et kujutad ette, eks, sa treenid terve fucking suve, teed kõvasti tööd, oled laagrites, siis ja siis lähed võistlustele, sõidad kuhugi kaugele kõik ja siis sõidad ära ainult selle 2 minutit ja 40 sekundit toimuva sprindi kvalifikatsiooni, ei pääse sealt kuhugi, kõik, nädalavahetus lõppend ja siis ootad, treenid ja rügad järgmise sprindi kvalifikatsioonini ja nii hooaja algusest lõpuni 0 võimalust sõita selles nii-öelda veerandfinaalis. Milleks seda on? Miks? Ma saan aru, noor mees, aga miks need vanemad vennad seda kõike taluvad ja teevad? Ma ei näe mõtet ega põhjust. Nii on. Kas jätame viimase teema järgmiseks saateks või võtame ikka ette, et ei, jätame järgmiseks saateks. Oleme siin juba, riskime muidu siin ilmselt rekordilise saatega. Jaa, ei, nii kaugele tahaks minna. Selge, siis on selline väike tiiser siia, et meil üks maasikas jääb varuks veel järgmiseks nädalaks. Mis ta nüüd nii maasikas aga on? Nii, oleks tahtnud vaielda suga natuke küll, aga laseme kõlli. Aga olgu. Nii, sa ei vaidleks minuga, sa vaidleksid üldsusega, EOK-ga, kultuuri... Järjestusse panid sina? Ei, see oli järjestus. Oli küll. Ei, oli küll järjestus, jah. No ühesõnaga, me räägime, lihtsalt, et kuulajad aru saaks, me räägime Jaani loost, kus ta oli järjestanud 10 spordirajatist, mida Eesti sport vajaks hädasti. Jah, absoluutselt. Nii, aga kiire vahemäng ja 2 üllatavat kergejõustikus nii-öelda lahkuminekut, ei ole abielu lahutusega tegu, aga Kristjan Tšehh loobus Gerd Kantri teenetest ehk siis tipptasemel
kettaheitja maailmameister ja viimase MM-i hõbe ja Risto Lillemets ja Erki Nool läksid ka üks ühes suunas, teine teises suunas, ehk siis 10 võistle läks olümpiavõitja käe alt ära ja ega me tegelikult väga palju, nagu ikka abielulahutuse puhul öeldakse, et et iseloomud ei sobi ja nagu Gerd Kanteri puhul, et see treeningmetoodikas oli ja siis tekkisid vaidlused ja nii ta paraku on, et ega me täpselt ju seda põhjust seda ei tea ja ma arvan, et me ei saagi teadma. Tšehh, ma saan aru, on öelnud vist, et kui tuli see uudis ja nad tegid teate Mart Olmani palkamisest, et kusagil, ma kiikasin Sloveenia meediasse korra, siis seal kuskil käis lause läbi, et kas nädala või 2 nädala pärast vist tehakse suurem pressikonverents seal ja siis selgitab Tšehh ise ka lõpuks siis natuke põhjalikumalt oma otsuste kaalutlusi. Jaa, aga see, ma siin vahepeal ütlen, see Tšehh ongi paras tõmbleja enne ju eelmist olümpiat, vahetas ka samamoodi treenerit ja ütleme niimoodi, et ma saan Gerd Kanterist täiesti aru, ühesõnaga, kui sina oled treener, sul on kindel metoodika, sul on treeningute ülesehitus, sul on plaanid, sul on kõik asjad, kõik paika pandud ja õpilane tuleb sulle ütlema, et kuule, et äkki teeme hoopis teistmoodi, kolmandat moodi kõik, et Gerd Kanter on niisugune tüüp, et tema ei tagane. Sellepärast, et vend kuhugi ei jõua ja pärast ikka jääb treener süüdi, kusjuures ma tegin seda, suvel tegin Kanteriga intervjuud, seal ma küsisin, et miks nii vähe Eesti kergejõustiklased võistlevad ja ta ütles seda, et tema on oma õpilastele peale surunud selle, et võistelda tuleb palju ja ütles, et läks tükk aega enne kui nad selle omaks võtsid ja tõesti palju võistlema hakkasid, aga Peep, sina oled rohkem selle kergejõustikuga nagu jaa, ei, ma ütlen, et see Tšehhi asi, see tuli mulle ka üllatusena, ma ei teadnud, et see asi seal nii mäda on see, et Nool ja Lillemets lahku läksid, seda võis nagu eeldada ja oodata, et see võib-olla ei olnud nii üllatuslik, et seda ka seal kergejõustiku hallis oli võib-olla vahest näha ja tunda, et aga kergejõustikus, ütleme, see treeneri vahetus on ju tegelikult päris siuke tihe ja tavaline protsess, et ega väga paljud, kui mõtleme Erki Noole enda, kes ju kasutas ka väga mitmeid treenereid, et sellest nüüd seal, ütleme, sellel spordiala võib-olla nii suurt numbris võib-olla teha ei saa, lihtsalt Tšehhi puhul on see, et Tšehh oli ikkagi sisuliselt maailma parim kettaheitja ja ütleme Kanteri õpilasena tal ka ikkagi õnnestus võita ju kulda ja karda, eks ole, et aga viimati MM-il oli teine, eks ole, me ei saa öelda parim, vist me saame öelda top 2, eks. Vaata tulemust just. Ja 70 meetriga, eks ole, et see hetkeseis maailmas ongi selline, et sa heidad 70.02 ja võid teiseks jääda. Ja, selles suhtes, et maailma parim, et võib-olla tema see siuke, kus ma ütlen, see stabiilsus ja selles mõttes jah, ta on MM-i hõbe, aga parasjagu, aga tema stabiilne tase on olnud väga kõrgel, et raske ütelda, eks see uus valik on muidugi see on nagu isegi selle uudise huvitavam osa tegelikult. Huvitavam osa tegelikult, ja ootamatum osa. Sest me räägime treenerist, kes sellel tasemel ikkagi ei ole, ta ütleb ise ka, Õhtulehele ta siin mõned kommentaarid andis, et tal puudub igasugune kogemus nii sellel tasemel võistlemise kui ka treenimisega. Jaa, sest mina teadsigi teda kui lihtsalt, et on vasarat heitnud siuke mees, mul nagu mitte mingit muud teadmist tema kohta näiteks ei olnudki. Võib-olla Jaan poolt kuulnud siukest nime, ma arvan. No ega ei ole, ma olen kuulnud, vaata, see on see parasportlase treeneri, sellena ma olen. Parasportlase treeneri staatusest tean teile mina eriti midagi. No see oli kuskil, siin on väiksed teleklipid olnud temaga, aga see selleks, aga siin tundubki, et Tšehh võttiski treeneri, kellele ta saab nii-öelda, see on võib-olla veidi halva maiguga, kellele saabki pähe istuda ja suruda peale oma arvamusi. Kas te tõesti mehed see arvamus ei põhine, Jaan. Ma tahtsin ütelda, et Jaan, et see praegu täiesti suvaliselt öeldud lausa. Sa ei tunne Tšehhi, sa ei tunne Olmani ja sellepärast on mõttetu midagi sellist ka öelda. Ei, saad aru. Tšehhi ma tunnen täpselt nii palju, kui temaga on ise öelnud, et oli erimeelsusi ja kui treener ei olnud temaga nõus, siis läks ta ära.
väga lihtne. No see erimeelsusi on ka selline lause, mis ei ütle veel tegelikult mitte midagi, et me ei ole seal juures olnud, me ei tea täpselt, mis seisud, kuidas neil treeningud on läinud viimastel kuudel näiteks, mitte midagi me ei tea tegelikult. Kas sa tõesti arvad, et Tšehh tuleb treeningule, käed taskus, nii, treenerile, mis me nüüd täna teeme, mida sa teed, nii teeme, okei, nõus, kohe teeme nii, nihuke soojendus, nii palju siis heiteid, okei, teeme nii. Arvad, et nii see asi toimib, ma ei usu. Nii, ja kuidas siis toimib? No ma arvan, et Tšehh ütleb, et nüüd on niimoodi, et minu soojendus on see, nuta või jäta, nii, siis teeme seda, siin vaata tehnikat ja nii see asi käib. No ja isegi kui ta on ühte või teistpidi või midagi seal vahepealset, siis ega ühele sportlasele sobibki rohkem ühtepidi ja teisele teistpidi, et lõpuks näitab elu, kumb siis lõpuks õige on. No nii, aga meie vahetame teemat talispordist, me siin natukene rääkisime, aga siia talispordi hooaja lõppu üks suures plaanis potentsiaalselt väga oluline uudis, et enne kui hooaeg läbi sai, Kelly Sildaru ikkagi sellise mini-comebacki vigastuspausilt tegi, mitte küll maailma tasemel, aga Eesti meistrivõistlustel Big-Airi hüpetes oli kohal, nii et päris nullist ei lähe uuele hooajale peale. Jaa, see oli väga hea märk tegelikult, sest et oli ju küllalt siin kahtlejaid, et kas ta pärast teistkordset sellist rasket vigastust üldse julgeb või tahabki hüppama minna, aga kui ta juba selle Big-Airi hüppevõistluse ära võistes ja ära tegi, siis see annab uueks hooajaks talle endale ka kindlasti kõvasti enesekindlust juurde. No jaa, aga tegelikult oli see ikkagi pelk kohale käimine, sest nii palju kui ETV-st oli näha, et mis hüppeid ta seal tegi, ta tegi samasuguseid hüppe umbes 8-aastasena, et ta tõesti, ta ei ole ju korralikult võib-olla trenni teinud midagi, ta lihtsalt tuli võistles, tegi küsimus on selles, et kas sa üldse julged hüppesse minna? Seda ma mõtlen. Jaa, just seda, aga ma ütlen, et siit see teekond on hästi pikk ja karm ja krobeline esialgu selleks, et oma endisele tasemele jõuda ja siis sealt veel edasi keerata, sellepärast et kõik teised on ju selle vahepealse ajaga mingil määral arenenud. Aga me ei tea, kas sul on mingi ülevaade, kui palju see ala on, ütleme, selle aastaga edasi läinud? No minul ei ole mingit aru saanud, kui palju nii palju, kui ma ei teatan. Nii palju, kui ma Madiselt kuulnud on seal need naissuusatajad teevad ka neid nii-öelda saltosid ja kõik, et kuidas see õnnestub, see on juba ise asi kõik nii, et aga seal on nagu need trikid läinud natukene keerulisemaks, aga saab näha. No saab näha. Aga ralli tipp siis Terino Vill tegi maatasa siis WRC sarja plaanid muutuste osas ja kirjutaski, või ütles kuskil, et need ei anna mingit lisaväärtust ei fännidele ega tootjatele, ammugi ei tule lähiaastatel ühtegi uut tootjat sarja juurde. Tead, ausalt öeldes ma just täna jälle lugesin. Ma olen ka lugenud kõik nendest uudisid ja ega neid kõigepealt neid muutusi on nii palju, mis seal kogu aeg toimub ja kogu see asi on parast selline segapudru ja neid arvamusi on ka seinast seina, et ma ei suuda enam ühtegi poolt väga tõsiselt võtta. Ja ma ei mäletagi, et täna oli ainuüks selles Soome ralliportaalis oli vist kas 2 või 3 selle teemalist artiklit ja põhimõtteliselt ikkagi kotiti seda Fiat, et ühesõnaga nad ajavad siin oma ette mingist täielikku jura, et seal üks jutt oligi, näiteks jälle räägiti, et me võtame hübriidid ära, no taevas kõik praegu kõik toodavad hübriidautosid, eks me võtame selle hübriidi ära, kas see siis toob nüüd juurde autofirmasid, ei ole kindel, võetakse hübriid ära, me paar saadet tagasi rääkisime, et just eelmine saade Jaan või ülemine saade Jaan oli
sust rahulit hübriid ära võetud. Minust ka, mina olin ainus, kes ütles, et kuidagi nagu autotööstus liigub siin. Minu see hübriidiga mäkerdamine ralli kontekstis ongi täielik mõttetus. Oota Peep, ma räägin seda, mida asjaosalised räägid. Mis asjaosalised? No nii, nad ütlesidki, et meeletult on investeeritud hübriididesse, nüüd võetakse ära, raha sellega kadunud, eks. Nüüd ei tea, keegi tea, mis järgmise aasta reeglid on, umbes ülejärgmise aasta reeglid on samad, mis ülejärgmise aasta reeglid ja selle aasta reeglid kokku. Seal on nii paganamas segadust ja mida öeldi? Ei olnud niimoodi, keegi ütles väga selgelt, nii, kõikidele autotootjatele saadetakse kutsed, palun, kui meil toimub arutelu, milline peaks olema ralli MM-sari ja et see teid huvitaks, et teie tuleksite ka kõik nii-öelda ralli MM-sarja, ütles 20 tootjale saadame, 7 tulevad kohale nendest uutest ja vot siis istume kambakesi laua taga ja räägime, paneme paika kõik need nii-öelda regulatsioonid, et need 7 tükki tuleks, teeme nii, et mis teid huvitab, leiame konsensuse, 7 tuleb 3 tükki, kõik fine, me oleme tööga hakkama saanud, 3 praegust pluss 3 juures, korras, aga mitte midagi, FIA istub lihtsalt oma kunkus seal ja mõtleb oma peaga asju välja. Ja selles osas, sellele osale natuke see Terrino Villi kriitika suunduski, just see, mis sa mainisid ka, et pilt on segane nii järgmise, ülejärgmise, ülejärgmise, kui vist ka veel üks hooaeg sinna peale osas. Et sellise segaduse juures ei teki siin nendel aastatel loomulikult ühtegi uut huvitundjat, et nii põnev segane värk, et tuleks äkki ka sinna segasesse vette kuidagi möllama. Ja täna kirjutas jällegi selles Soome portaalis oli see, ma ei mäleta, kes see Soome see Rally 2 sarja maailmameistri, mis ma räägin ka, et tema arvas, et WRC2 kaob üldse ja ütlebki, ütleb kõikide WRC2 sõitjate unistus on saada võimsam auto istumise alla. Nüüd tehakse nii-öelda WRC2 pluss auto, ütles, miks ja mille modifikatsioon maksab ainult 5000 eurot rohkem, eks, nagu see FIA väidab. Ütles, miks ma peaksin Rally 2 autos istuma, kui mul on võimalus sõita Rally 2 pluss autoga, mis on palju võimsam ja kiirem. Tegelikult loogiline seletus ju. Ei, loogiline seletus küll, jah. Nii, läheme järgmise teema juurde ja nagu Tarmo on siin kirjutanud lõputul aegas. Ühel nädalal mängivad Eesti hokimehed propagandaturniiril Venemaal, teisel sõimatakse, pekstakse noorteliiga mängul ja selle järel ukrainlast, 3. osalevad Narva hokiklubi mängijad varju nimede all Venemaal peetud amatööride hokiturniiril ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult paraku nii ta on, see seis on tegelikult ilma selle pagana hokitagi segane. No jah, seis on ilma hokitagi segane, ma soovitan täitsa, kes ei ole lugenud näiteks siin Venemaa nii-öelda presidendivalimiste päeval Roman Starapopovi tehtud lugu lugeda koos videotega vaadata, kus see nii-öelda segadus siis Eesti venekeelsete elanike seas oli, või venekeelsete elanike seal hulgas ka Venemaa kodanike seas oli väga ilmekalt ja hästi minu arust ka nagu välja toodud. Eks Eesti hoki ja Eesti hoki on siis nende samade, selle sama leebelt öeldes siis nagu segaduse keskpunktis, arvestades kui palju seal venekeelseid isikuid ja mängumehi on. Mis võimsa häälte protsendiga sai Putin siin Eestis elavatelt Vene kodanikelt ka mandaadi. No selle klausliga, et ma küll ei läheks suhtuma ühessegi numbrisse, mis välja on antud nagu, et see on fakt, aga mingid linnad anti ju teistsugused numbrid. Ja mis siis, igasugu numbrid võib kirjutada välja, aga mul puudub ka illusioon, et see tegelik number Eestis elavate Venemaa kodanike seas kuidagi teissugune oleks. Aga see on paratamatu, tähendab, oli ju see uurimus, et kui palju on neid, kes ei ole Eesti riigiga rahul, nad ei tunne ennast Eesti riigi kodanikena ja siis seal muulastest oli üle 25% ja kusjuures ka 10% eestlasi ei olnud. Nad ei tunne Eesti riigi kodanikena ja ma olen veel kord rõhutan seda, et me ei ole
Narvas teinud Eesti linna, me ei ole Narvasse viinud Eestimaad kohale. Ja ma olen täiesti kindel, kui need vene inimesed oleksid olnud rohkem nii-öelda Eesti keskkonnas, siis oleks asjad hoopis teised, aga kui me teeme sinna ikkagi puhtalt venekeelse maaosa, mis on päris suur, kus neil ei ole eesti keelt praktiliselt üldse vaja, siis see ongi tulemus. Aga teisalt ikkagi selles olukorras, kus me oleme, nende samade olukordade suhtes peaks ikkagi nagu minu arust nulltolerants nagu ülel olevat. Mul jäigi nagu segaseks, miks selles teises juhtumis lõpuks siis tühistati need litsentsi peatamised võrreldes esimese olukorraga. See oli nii segane lugu, et ja ka esimeses olukorras natukene oli võib-olla imelik see, et miks siin Eesti Hokiliit üldse vaatas nagu lätlaste poole. Et esimene lause oli, et me teeme nii nagu lätlased teeme. Et me võime ise täitsa julgelt teha ka enne lätlasi mingeid otsuseid, ei pea üldse ootame, et lätlased, kes teadupärast on väga resoluutne nendes küsimustes, et me ei pea nagu ootama, et siis on hea nendele tugineda. Jaa, aga Tarmo, seal oli ka kuskil kommentaaridel või kuskil oli kirjas, ütles, et mida me neist kotime, kui vaatame, mida Eesti riik teeb, meil on see Venemaalt eksport ju kasvanud kordades ja kordades. Kõike, mida meil on sealt toonud, seal olid mingid jõusöödad ja viljad ja kõik niimoodi, eks. Rahulikult, mingit probleemi. Käivad Balti börsil noteeritud firmad rahulikult, seal müüvad pesu ja tegelevad kinnisvara arendusega. Just, absoluutselt. Küsimust ei ole. Eesti tuntud rahatargad siin väga kuulsate raamatute autorid rahulikult reklaamivad ja soovitavad ka veel, et ostke Silvano aktsiaid ja väga hea, sealt rikkus tuleb. Ja täpselt, ja nüüd me kotime neid mingisugused amatöörmängijaid, kes lähevad sinna oma sõpradele külla ja mängivad vahepeal ka okid, vot see on nüüd nüüd tuleb tümitada neid kõik nii, aga see, et me rahulikult Venemaaga äri ajame, see ei ole. See ongi see silmakirjalikkus, see on ju igal pool, igas valdkonnas sedasi. Ütleme, seda saab vaadata kahte pidi, on ju, et kiita sporti, et hoitakse nulltolerantsi või teistpidi kritiseerida siis näiteks Jaak Roosaaret, keda ma silmas pidasin selle konkreetse pesufirma aktsiate näite puhul. Nii, aga vahetame nüüd teemat ja Nädal Keilas markeerib meil siin mitut korvpalliteemat tegelikult siin selle saatosa lõpetuseks. Peep juba muheleb siin, sest näeb, et siin ei ole kirjutatud Ukraina sauna, mille ta küll ise siin saate algfaasis juba ära mainis. Ja loomulikult me ikkagi sisseminekuna peame ikkagi küsima, kuidas see kogemus oli. Oligi nii, et mõtlesin, et polnud ammu head sauna saanud. Endal pidi kodus väga sauna. On, aga mõtlesin, et hoian küttepuid kokku seekord. Väga mõnus oli. Ei, aga Ukraina baania on ka kindlasti. Ei, väga okei. Ja seal olid, ütleme, seal oli, ütleme, Ameerika sugemetega oli see muidugi päris tuntavate. Mis selle, ta mingi film, see Vene sauna eripärad, mis see Ukraina sauna eripärad siis nagu olid? No olid need, et ütleme siuke jõuline tegutsemine, agressiivne tegutsemine ja nüpeldati, ütleme. Ma tean inimesi, kes on käinud Türgi. Et sa lebasid seal lava peal ja ütleme, lasid ennast nüpeldada. Ma tean inimesi, kes on Türgis sattunud mingisse sauna, kus naisterahvad, kes seal oli teenusena ka see, et mingid siuksed jõulisemad sorti naisterahvad tulid ja pesid sind ka siis, väänasid ja tegid seal mida iganes sinuga, eks. Et ma kujutan ette, et see oli midagi sarnast võib-olla. See oli sarnast, jah. Ei oli. Aga tõsiselt rääkides, ma kahtlustan, et tahaks nüüd põhiturniiri lõppu natukene eduelamust ka saada. No tahaks küll, jah. Tahaks küll. Eriti arvestades, mis paus siis ootab teid. Jaa, see paus tuleb ka täita kuidagi. Ei, ütleme, kui nüüd vaadata üldse, kas midagi positiivset ka oli, siis positiivne oli see, et meie uus mängija näitas igati positiivseid märke nagu oma tegutsemises, et see oli täitsa okei ja on trenni toonud ka siukest pikkade meeste osakonda sellist head võitluslikku energiat nagu, et tegelikult ausalt, kui tõsiselt rääkida, siis see selline sahmakas seal Riias oli väike üllatust, et eelmiste päeva trennis nagu tundus, et nagu päris okeid, aga jah, seal ütleme, samas seal olid ka mängu eelba mingid teatud meestel mingid läbipõlemise märgid nagu ja ütleme, ta läks. Ja ilmselgelt ka Prometi tuli seekord hästi kõvasti meile peale. No nüüd nad saavad keskenduda ju kohalikule.
ja tulid ikkagi kohe nagu noh, seal nagu mingit hõlpu ei antud nagu sekundikski, et nii ta läks. Nii, aga päris mitu Kossu küsimust või Kossu pisikest teemakest on minu arust siin nädal toonud. Üks asi, mis sai isegi võib-olla nagu veidralt vähe tähelepanu, oleks võinud rohkem saada, oli see, mida Tartu tiim siis tegi Riia Selli vastu mängides, kus siis oli olukord mängu lõpus, kus kõigepealt oldi ühega taga, oli siis vastaste rünnak ja elementaarne oleks olnud minna nagu viga tegema selleks, et pall enda kätte saada. Ja siis, kui see vahe 3 peale läks ja jäi vist veel mõni sekund ikkagi seal, ma ei mäleta, siis ei üritatudki seda mängu lisaajale viia ja mõte oli siis selles, et ei tahetud lisaaega mängida, mis oleks võinud tuua kaasa selle, et kaotatakse Sellile, ma ei mäleta, kas see vahe oli 8 äkki või, nii et sa 2 mängu kokkuvõttes jääd miinusesse ja võid langeda siis praeguselt 5. kohalt 6. hoopis. Samas kui võidu peale mängimine, võidu saamine oleks jätnud ikkagi väikese šansi veel alles võidelda hoopis 4. kohale Ventspilsist mööda tõusmise eest, et sellise taktikamänguga lahendati siis see Selli mäng. Aga vaata loogiliselt, et 6. langemise oht ütleme, oli igal juhul nagu on kehvem variant, kuna siis sa lähed kokku ikkagi, ütleme, olgu 3 esimest võistkonda on selgelt, ja ma räägin selgelt tugevamad, eks ole, Kalev Cramo, Prometei, VEF, ütleme, kas sa seal oled 4., 5., okei, see koduväljaku eelis, aga see võib-olla kindlam oli mängida nii, nagu nad siis mängisid. Ja muide, mul tuleb meelde, see oli kuskil, ma pakun välja 60-ndatel, just oligi sarnane põhjus, miks pärast oli see, et kui on mängud kodul võõrsil, et siis liidetakse need punktid, ehk siis sai mäng viiki jääda. Ja see oli naiste korvpall, Nõukogude Liidu mingisugune võistkond Dünamo, Buravestnik, ma ei mäleta, kes oligi. Ja neil oligi sama asi, et siis esimeses mängus nad olid seal, ma ei mäleta, kuidas seal oli, aga siis teises mängus oli niimoodi, et nad olid 2 ees. Aga neil oli vaja lisaaega, mis nad tegid, viskasid palli oma korvi. Ja seda täna ei lasta enam. Selle eest saad karistada. Jah, aga siis oli, viskasid palli oma korvi, said lisaajale ja sealt siis saidki oma vahe nagu sisse, et see on täitsa normaalne tegevus. Ei midagi imelikku. Ja, no ma ei tea, ma võibolla Peebule natuke vaidleks vastu, et kuidagi, ma ei tea, head muljet nagu ei jäta, kuidagi see, ütleme, ennast natukene liiga madalaks tegemine on see. Ja üks point oli selles, ma saan aru sellest loogikast. Ma ütlesin, et see saad kaitses ära ja siis oleks võid küll korvi rünnata, oleks saanud võidu kätte. Ei, 3 oli vahe siis juba. Ei, kui nad oleks kaitses ära seisnud, 1 oli vahe, kui nad tulid ju. No okei, niimoodi. No jah. Et kui sul, ega sa üldjuhul siis ei lähe ühese vahega, ei lähe viga tegema, kui sa näed, et sul jääb tegelikult teistpidi oleks võinud ju siis ikkagi see 1 peal viga ära teha, äkki viskab vabaviske mööda, saad 2 võtta viimase rünnaku ja lähed 3 peale, et kas võit või mitte midagi näiteks. Nii, aga punkt 2. Üldse mitte ka väike asi. Viimsi mängujuht Oliver Suurorg tegi väikest viisi ikkagi koduse Kossu ajalugu. Esimese eestlasena Eesti-Läti liigas 3 duubel. See on minu jaoks on täitsa üllatus, et nüüd alles eestlane sai esimese 3 duubel. Ega see liiga nüüd liiga pika ajalugu ei ole. Vahet ei ole, kuule, meil on seal ikkagi väga häid mängijaid. No 3 duubleid on Euroopas sünnibki väga vähe. Saan kõigest aru. Me räägime Eesti liigaski on ju vaata, kui see tegi see Baskonia vend, siis oli 4, jah? Ja, kuulge. See pole mingi NBA, kus saad siis ka söödukirja, kui teine mees veel pool tundi on põrgatanud pärast su söödu. Plus skoorid on ikkagi hoopis teised. Vaadake, tähendab, see Euroliigas on tase ühtene, aga meil on ju siin tugevad võistkonnad, nõrgemad võistkonnad. Ja nüüd selle nõrgema võistkonna peal, ei suudeta seda 3 duublit ka teha, et selles mõttes natukene on üllatav, et nii kaua aega läks eestlast. Jah, ei ma seda nii suureks üllastusi pea ja Oliver Suurul on ka hea meelest, et ütleme ta nüüd, Tartus ta kippus seal viimaselt, eriti eelmisel hooajal ka kuidagi nagu hästi nagu ära vajuma või ta nagu ei pidanud nagu selle Tartus mängimise survel võib-olla vastu nii hästi, et nüüd ta Viimsist on nagu selges nagu liidri rollis ja saab teha omi asju nii nagu talle sobib ja tegelikult tal on mängud väga hästi välja tulnud, et selles suhtes on ta väga äge. Et väga äge on olnud vaadata seda, ma tunnistan ausalt, et ma ise minus oli küll skepsist korvpallisõbrana, et kas ta suudab sellisesse liidri rolli siis astuda, et võttis aega,
selgelt see kohanemine ei olnud nagu lihtne tulla sellisest väga väikese rolliga mängijast, mis ta Tartus oli, tulla siis ja olla selline meeskonna üks liidreid ikkagi. Ja see, kuidas see areng on toimunud, on väga äge olnud. Ja punkt 3 selles Kossu rubriigis Kalle Klandorfi, ütleme siis maakeeli Väikese Kalevi eestvedaja ja peatreener andis siin väga huvitava intervjuu noorreporter Eigo Kaljurannale või Kaljurandile, ma ei tea, kuidas ta suudab. Ranna, mitte Randi. On niimoodi, kuidas ise soovib. On eesti keel ja on mitte eesti keel. Eesti keeles on ranna. Punkt. Aga tulles Klandorfi intervjuu juurde, andis siis Klandorf selge signaali, olen klubi vedanud 20 aastat, aga nüüd hakkab minema raskeks. No eks see oli päris huvitav intervjuu, eks seal olid põhjused välja toodud ka, miks raskeks läheb. Üks asi on see tulemuste pool ja toetajaid on raske leida ja eks tervikuna ka võib-olla seda energiat on vähemaks jäänud. Et ma küll ei nõustu tema Kalle arvamusega sellest, et me peaks nagu Lätis mängimise ära lõpetama, et seda mitte mingil juhul ei tohiks nagu juhtuda, et seda tuleb kas või jõuga või mingite, ma ütlen, teha kas rahaliselt mingid kompromissi, aga see peab nagu jätkuma, sest et kui me siin omavahel põrutaksime 4 ringi, see ei oleks, ütleme, kindlasti nagu mänguliselt nii huvitav. No jah, et ma olen nõus, et see, et 68-aastane mees ütleb, et talle endale on füüsiliselt raske see olukorras, kus ta teeb ka ju muud tööd. Siis see ei ole põhjus, miks tõmmata siis tagasi ja mängimegi kõik siis nagu Eesti-siseselt ainult asju, et eks siin on ikka põhiküsimus on enda otsa vaatamine, et kas nii ongi üldse nagu mõtet teha, et alates sellest, et sa oled ise see peatreener seal ja nii tähtsas rollis, kuni siis selline välja, mis otsuseid seal on tehtud, et mis selle klubi mõte või identiteet või idee üldse on. Et miks ei ole klubile tekkinud sisuliselt ju ühtegi poolehoidjat, ma ei tea, sa tead neid numbreid paremini, mis on keskmised pealtvaatajate arvud Eesti liiga klubid. Ütleme, pealtvaatajate arv on väga väike, ühtegi poolehoidjat, see on muidugi valest. Selliseid, kes defineerivad ennast selle meeskonna fänniga. Ja ongi mõned siuksed olemas, ma tean neid inimesi ka, aga tervikuna ütleme nagu juuri või siukest oma asja ei ole tekkinud, samas on muidugi sügav kummardus Kallele selle eest, et ta seda satsi üldse nagu teinud kõik need aastad. Et ma nende arvamustega nõustu, et seda satsi ei peaks nagu olema, et see on jama jutt. Aga natukene, ja ma ühinen selle, loomulikult selle tänuga ühest küljest, aga teisest küljest võib-olla ongi aeg seal kaugel, kus sellist väga, nagu ma ei tea, mitte klubi, vaid meeskonna pidamise, ütleme sellist filosoofiat aeg, võib-olla ikkagi sellel nagu profikorvpalli tasemel ongi nagu läbi võib-olla, et see, et meil ajame siin ühe satsi kokku, kus siis veel saavad vanemad mehed natukene ja noored, kes üle jäävad, saavad kuskil mängida, enamik töö kõrvalt tulevad ja sõidavad sinna Lätti ja on selleks ajaks, kui nad kohale jõuavad ikkagi täiesti läbi juba ja mänguvõimetud, et võib-olla ei olegi, võib-olla see ajastu nagu ongi natuke läbi, et kui ma võrdlen, mida teeb Keila või Rapla või Viimsi või siis me näeme seal klubis on ikkagi struktuur, oma noored, kõik sellised tükid, mis peaks võib-olla ikkagi aastal 2024 sellel tasemel olemas olema. Nii on, nõust. Laseme kõlli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, meil tuli siin üks kiri ka, kusjuures Unibeti juurde minnes sellest kuulsast Tšehhoslovakkia lauatennise liigast, millele Peep siin, mul on tunne, on ka siin saate ajal ikkagi käinud, mille kallal ta on käinud sahkerdamas, sest ilmselgelt oli siin hetki, kus Peep ei olnud mõttega meie arutelude juures, vaid ikkagi väga tegutses analüüsiga. Väga suures ekraani sõltuvuses. Ja see oli väga tulemuslik, ma võin ütelda. Oli jah, ma saan aru, oled tegelenud oma konto saldo kasvatamisega. Korralikult. No nii. Ma võin ütelda, et Tšehhoslovakkia liiga on üks kõva liiga
jõudsin tänase saate jooksul teha 2 panust koguni. Kõigepealt üks, nagu vaatasin, et midagi saaks tehtud, oli suht madal, 1,53 oli koef, panin 10 eurot ära, mõtlesin, et vaatan, mis saab. Võitsin selle ära, sealt siis tuli siis võit, sain siis 10 asemel 15 tagasi, aga siis läks julge hundi rind läks väga rasvaseks ja panin topeltpanuse koefitsiendiga 5,22. Panin 5 sisse, 26 tagasi, nii et tasus nagu möllata küll, ütleme päevapalk on kenasti olemas. Ahah. Sa võid selle kirja ka muidugi ära mainida, et siin oli üks kuulaja, kes saatis video meile sellest, ilmselt sellest samast, sinu asjatundja pilk muidugi oleks pidanud selgeks tegema kohe, kas see on see sama liiga. Ja ta teab neid mängijaid ka ilmselt. Absoluutselt. Ma tean neid mängijaid küll, aga ma oleks põgusalt vaatasin seda. No see nägi, ütleme kuulajatele vaatajatele, et see nägi umbes nagu me Jaaniga oleksime siin samas selle laua taga hakanud pinksi mängima. Oota. Aga tegelikult... Võib-olla solvan Jaani veel ka, et Jaan võib-olla mängib paremini tegelikult. Aga tegelikult sa teadsid ka varem, et seal... No ei, ma ei kahta sellest. Ma olen prügikühvliga, ma oleks ka ära, eks ole. Oi, kes nüüd trumpab üle veel? Kas sa Jaan ütled nüüd? Ei, meil oli muide, siis kui sa olid üle ja tegelikult mängitigi niimoodi, ühesõnaga, kui oli taseme vahe väga suur, siis sa mängisid vasaku käe ja pliiatsvõttega ja siis võib-olla oligi nii. Et esimene tase oli see, et sa mängisid lihtsalt parema käega, eks teine oli parema käe pliiatsvõttega, kus ma tegelikult mängisin ka päris hästi. Siis mängisid vasaku käega ja vasaku käe pliiatsvõttega. Ja põhiline veel see, et vaata need Eesti reketid olid ju sellised hästi kõvad ja see kumm seal peal oli nagu nagad ülespoole. Siis tuli loomulikult see kumm maha tõmmata ja kleepida teistpidi peale, vaata. Siis ta oli nagu Vietnami reketi moodi. Ma läksin praegu guugeldama, olles nüüd seda videot ka näinud. No see, julgem ausalt, see ei ole normaalne asi, mis seal toimub. Mingid vanaärad mängivad, ütleme siis, mina isegi ei sobiks sinna seltskonda. Aga kas sul on kahju, et ma teenisin täna kopsaka summa? Ei üldse, aga pagan, see näeb ikka välja mingi totrus. Ja ei, kuule, ütle kas... Eesti 4. jalkaliiga näeb ka Tarmo, nagu tõsisem sport välja. Tarmo, ütle, kumb on totter? Kas totter on see, et vanamehed mängivad lauatennist oma liigas või totter on see, et sellele saab panna panuse? Ei, ma mõtlengi seda komplekti. Ei, seal on vanamehed ei ole, seal on nooremad mehi ka. No ei tea. Seal ei ole, ma olen vaadanud ju neid... No mul on hea meel sulle igatahes. Ma olen mõnikord vaadanud, Google'da neid nimesid, mõned on ikka sellised, nagu sinusugused mehed ka ikka. No see nüüd peab kahjuks ütlema, et ei ole ka enam siiski nagu päris enam mingi noore mingisuguse etale. 90-aastased mul tundub. Nii, Jaan, kuidas sul? Panin jalgpallipanused siin vist meistrite liigale ja muidugi põrusin täiega jälle. Aga nüüd tuli mõte äkki panna jalgpallis, et Eesti võidab. Et sellega saab vist päris hea kopika. Sellega saad väga hea kopika, jah. Minul on ainult rääkida panustest, mis jäid panemata ja oleks võitnud, nii et ma parem ei hakka ennast uuesti üles kütma. Et sa nagu ei teidki midagi? No ei teinud lõpuks, jah. No kuidagi jätsin siin panemata ja seal, kõik need oleks võitnud loomulikult. No aga täna oli sul aeg. Siis sain vihaseks, ei no ma ei hakka Tšehhi lauatennisest hoian ma eemale. Miks? See on kahtlane värk, mina sellises afääris ei osale. Ei no, kuule, võitne. Väga hea. Ja raha on raha. Raha ei aise. Raha ei aise. No nii nagu ka kuulsad investorid teavad. Räägime kirjadest. Ja, no ütleme, kirju siin ikkagi on oma jagu ja kõigepealt siis Kokapoiss on meile kirjutanud ja toob vana välja siin ütleme meil ka palju kirjutatud teema ja ta kirja esimene lause on kohe küsilause, et ei hakkagi pikalt keerutama, küsin otse, mis kuradi asi on liikumistund, et mis mõttes enam kehalist kasvatust koolis ja toob siin ka päris huvitava näite, et laps tassib siin suuskivahest kooli, et saavad 1-2 korda suusatada, aga viimati siis liikumistunnis jutumärkides ei suvatsenud õpetaja isegi lastega välja minna ja saatis nad jalutama läbi pargi poeni ja tagasi. Peale seda mängisid lapsed igavust jalgpalli.
ilma et terve tunni ajal õpetajad üldse näeks. Õpetaja noor 30 aasta vanune umbes. Probleem on kestnud üle aasta ja olen enam kui kindel, et see ei ole ainuke koht, kus jutumärkides kehaline on välja surnud. Et mis eeskuju või mis tulemus sellega otsitakse. No, päris karm juhtum tegelikult. No on ja tegelikult eks me võimegi sellest ju teemast jäädagi rääkima, et lõppkokkuvõttes laps peab õppima, pingutama ja kõike muud, see ju toob tal tulevases elus kasumeid ja kõik, kui me räägime seda liikumistundi praegu, siis mõelge, et aasta-kahe pärast võib-olla on need samad lapsed, eelkõige poisid, on need, kes istuvad kaevikus ja kaitsevad Eestit. Ja kas me nüüd selle siis nii-öelda jalutame metsa all, kas me teeme noored mehed ja naised füüsiliselt tugevaks või ei tee? Väga lihtne küsimus. Aga siin loos on nagu üks aga siiski ja see aga on see, et ma arvan, et vahet ei ole, kas see on kehaline kasvatus, liikumistund või mis iganes kolmas nimetus, mis iganes ainekava, selline nagu see kirjeldus seal on, ei peaks see tund välja nägema. Et küsimus ei ole nagu selles, kuidas me tundi nimetame, mis on ainekava, vaid ma arvan, et see kirjeldus ei vasta selle ühelegi ainekava. See ei vasta ühelegi, aga tegelikult ikkagi see nagu kehalise kasvatuse olemusliku aine kadumine on ikkagi häbi. See lugu räägib ikkagi sellest, kus õpetaja teeb oma tööd halvasti. Ei tee üldse. Või ei tee üldse. Peep, aga sa mäletad omaaegselt tegelikult kõige lahedamat kekatundi. Läksid sinna, võttis staadionile, õpetaja ütles paariks loe, esimene teine, nii üks on see, teine ja panidki 45 minuti jalgpalli ja jumalast äge oli ja kui õpetajat ei olnud, siis ma oleks ise lihtsalt paariks lugenud ja ka pannud see 45 minutit jalgpalli. Nii et seda küll, aga ütleme õpetaja peab ikkagi see on ikkagi jama, mis siin ütleme nendes omaaegsetes tundides ajal, kus rohi oli rohelisem oli jah, loomulikult neid tunde, aga oli ka neid tunde, kus õpetaja väga aktiivselt ikkagi nagu tegeles mingi asja õpetamise ja mingi süsteemse tegevusega seal. Olgu see kuskil alamas astmes, ma ei tea, palli põrgatama õpetamine või seal võimlemist veerandil veel oluliselt spetsiifilisemad asjad. Üle kitse hüpped ja rööbaspuud ja kõik asjad. Jah, täpselt, köiel ronimine. Et need asjad olid kõik olemas, aga kokapoisile soovitaks ikkagi pöörduda kooli juhtkonna poole, et sükst asja ei saa läbi lasta minu arust, et see on see süuke pull tuleb ära lõpetada. See Tarmo, kui ta rääkis selle palli põrgatama õpetamisest, siis mul just tuli kohe meelde see lugu, kui meil oli, ma olin kehalise õpetaja, siis meil oli see probleem, et meil oli kõik kohad palli täis, eks, aga meil oli ainult 3 palli, mis olid ümmargused. Ülejäänud olid, vaata, need teguripallid. Munaks. See oli nii. No ma mäletan neid palle, millel siis muna tuli nagu mingis üksikus kohas välja. Nii, ja mul oli siis polümeri palli. Kus kuidagi hakkasid nagu kummi ajama mingist imelikust kohast. Ja siis pedas oli siis kehalise kasvatuse teooria metoodika oli vist õppeaine nime ja Unger siis kunagine EOK juht õpetas seda ja hakkab meile rääkima, et tähendab ühesõnaga niimoodi, ja toob näidistunni just, et teil on klass, et te peate õpilasi õpetama palli põrgatama ja siis ta hakkas rääkima, et kuidas harjutus peab käima, eks põrgata teise nii ja teine tagasi ja ümber selle ja kõik nii. Ma ütlesin, stopp, et austatud õppejõud, mida teha, kui mul on 40 last klassis ja ainult 3 palli? Kuidas ma siis õpetan? See ei ole teema, et me ikka räägime. Ma ütlesin, kuulge, mis kuradi ideaali te mulle ajate? Kui mul oleks kuradi 20 palli seal, siis mul ei oleks teie pagana õpetust vaja. Ma paneks nad muidugi palli põrgatama. Aga tehke mulle, õpetage mind praegu konkreetselt, kuidas ma õpetan lapsi palli põrgatama, kui mul on 40 lapse peale 3 palli. Ja põhimõtteliselt me läksime lõplikult tülli. See on konfliktne, sa otsid konflikti kogu aeg. Nii, aga ma arvan, et eks ta on ikka ega inimeste olemus ju ei muutu ikkagi läbi elu liiga palju, et see millisena me teame Jaani, ma usun, et ta oli seal noore kehalise kasvatuse õpetajana täpselt samasugune. Pagan, ma olen 3. aasta õpetaja, ma olen täielik praktik ja kõik ja tuleb mulle mingit fucking teooriat rääkima. Ei, ma olin tõesti tiga. Vana mees, vererõhk tõuseb, rahu. Nii, aga Aller Vasalemmast muuseas, tean olema Alleriga koos palli mänginud elus küll, kirjutab siis sellise kirja, et tahab panna tööle rihmutusmasina Delfi sporditoimetuse suunal
et nimelt, kas oleks võimalik Eesti-Läti korvpalliliiga mängude tulemuste kajastamisel lisada lõppu ka liiga tabeli seis, et igasugu muudel aladel ja ka liigade seisud on alati kajastatud, aga just meie enda korvpalliliiga tabeli seis tihti puudu. Et millest see tuleb, eriti just nüüd, kui põhihooaeg on lõpusirgel, eriti hea oleks kohe mõne olulise mängu uudisnupukese all näha, kui täpne see tabeli seis on ja kellel veel kuskil võimalus jõuda. Tuleb edasi öelda, ma küll vaatan jah, et mõnikord on olnud, aga mõnikord ei ole olnud. Ukraina sauna lool on täitsa olemas. Jaa, aga mõnikord ei ole. Jaa, et see sama nii-öelda platvorm, mille tabeleid siin aktiivselt kasutatakse, ma arvan, et see on lihtsalt meeldetuletamise küsimus. Meil on rekord ohus. Ei, rekord ei ole ohus veel üldse. Ei ole, võtame siit veel, kui kirju hästi palju, aga ma võtan ka paar kirju veel. Ma korra ütlen vahel, meil jäi üle möödunud saates, mul tuli praegu meelde. Mul on see jätkuvad kuskil varuks, ma praegu ei jõua seda võtta. Sa ei tea, mida ma mõtlen. See oli see küsimus, et kuhu oli kadunud selline laskesuusataja nagu Tudor Palm. Mäletad sellist küsimust. Veel üks kiri, võtmata me lubasin võtta. Ja kuna selles saates või sellel hommikul ma olin Enterit jätnud vajutamata, siis saate lõpus ma vajutasin seda ja üsna kiiresti, kahjuks mitte päris saateaja raames. Kauri Kõiv ka vastas, et tervislikel põhjustel jättis ta hooaja vahele, kuigi väga loodeti, et Otepää MM-iks saab jalad alla. Nii, aga Mikku saatis meile töö käib, tundub. Ühe video ja see siis tulenes sellest, kui me rääkisime Kotsari vabavisetest ja nii-öelda Lipso saianaisest ja nii edasi, et ja sealt videost on näha siis, kuidas eelmise aasta septembris käis mees siis vaatamas Miku Barcelona kandis oli käimas ja käis vaatamas Badalona ja Granada mängu ja seal siis visatigi vabaviset alt saianaisena ja pandi sisse. Nägid seda videot, vaatasite, jah? Ikka. Et siin midagi imelikku pole. Jah, normaalne. Nii, ja siis Marko saatis meile muuseas ka huvitava asja. Ma ei tea, kas seda ka üldse vaadata, et ta siis kirjutab nii, et saadetes on ikka läbi käinud, kuidas vanasti sai spordivõistlusi vaadatud tulemusi kirja pandud. Jaa, see oli äge. Spordijõulud esimesena kogunes minulgi hunnik vihikuid ja tabeleid. Praegu ikka ulme vaadata, kui palju aega sai sellele pühendatud. Ja siis ta jagas meile mõningad neid tabeleid ja asju ja see oli ikka väga ja kus seda väga ilusti oli tehtud. Vaata. Ei, aga meie tegime ka. Aga ütleme, seal kunstikätt oli ikka nagu rohkem kui minu, ütleme, sellises robustses stiilis näiteks. Mina mäletan, et mul oli see jalgpalli EM ja MM oli ka suured tähendab need nii-öelda tabelid ja plakatid ja kõik ja sinna oli siis mingid kleepse asju pandud, et ei, see oli mõjevalt. Kuule, muide, pane Facebooki ka, Tarmo. Mõned näidised sellest. Jaa, võib panna küll, jah, ma arvan küll, et see oleks päris äge. Kusjuures ma tulen korra eelmise teema juurde tagasi, et pärast eelmist saadet ja seda sama vabavisk ja saianaise teemat kirjutas mulle ka Ivo Hunt Tartu Kossuklubist ja jagas ühte huvitavat podcasti. Ma ei ole seda jõudnud ära kuulata veel, aga selle podcasti mõte on analüüs selle kohta, kuidas selle sama saianaise tehnika kohta ja selle kohta, kuidas selline legend nagu Will Chamberlain tegi oma karjääris suure vea, kui ta ühel hetkel nagu loobus sellest saianaisest ja otsustas nagu kaasaegsema viske võtta, nii et võib-olla ikkagi Maik Kalev peaks ära proovima. No, aga miks mitte, muidugi. Saaks päris kuulsaks saaks tänasel päeval, kui see Euroliga tasemel ikkagi võtaks ja kogu karjääri paneksidki saianaist. See oleks nagu mingi punkt täitsa. Arvan, et see tekitaks nagu mingisugust kuulsust täitsa. Ja kui sa paneks sisse ka järjepidevalt. Just, no seda ma mõtlengi, et kui see tõesti hakkad tänu sellele, ma ei tea, 80% stabiilselt viskama, no see oleks ikka ülikõva lugu. Nii, aga ma tahaks võtta see Tammi kirja veel, kuna tegemist on legendaarse kirjasaatjaga ja teema on ka esimest nagu huvitav ja ma natuke oskan selle küsimusega vastata, siis selle kirja tahaks siia lõppu praegu võtta, et tulenes siis meie eelmise saate teemast, kus siis Prometee andis Eesti-Läti liigas 0-20 loobumiskaotuse Tartule ja lisaks lükati ära siis edasi nende mäng TalTechiga ja ta kirjutab, et tegelikult pälvis see olukord väga vähe tähelepanu, kui aus olla, siis muudavad sellise otsused Eesti-Läti liiga naljaliigaks. Et tegelikult see juhtum palju tõsisem kui Kullamäe ja Matsalu juhtum. Ja siis toob siin välja, et korvpalliliidu poolt öeldi ka, et kui kalendrit tehti, et siis juba nähti, et see probleem võib tekkida, aga ikkagi tehti selline asi, see Henri Ausmaa ütles, et eks ole, et see tuleb siis sellest, et kuna
ütleme, teised 16 liigad korraldatakse palju pikema ajaga kui Eesti-Läti liiga toimub siis 1,5 kuud lühema aja jooksul kui muud sellised suurliigad. Ja siis Tamm küsibki, et lõpuks toob siis välja igast need graafikud, kellel on siin palju mänge ja küsibki nii, et kui mõistlik oli planeerida siis Prometeile märtsi 10 mängu ja Cramole 9 mängu, see on siis juhul, kui nad oleksid mänginud eurosarja sama hästi kui eelmine aasta. No. Ma ei tea, sa oskad võib-olla seda planeerimist küsimust öelda iseenesest nagu natuke põhjendatud täitsa küsimus. Ei, küsimus on täitsa põhjendatud ja see, kui öeldi või kui Henri ütles, et nad nagu nägid seda ette või et tekib see jamana, siis mul olid ka nagu natuke kergitasin kulma, et no tegelikult ütleme play-off, see, et neid mänge seal neil palju tuleb, no see on natuke paratamatus, eks ole. Kuna me tahame, miks, no siin tuleb järgmine küsimus tuleb ka sellest, et kui mõistlik on soov mängida põhihooaega 1,5 kuud lühemalt kui mujal, et see tuleb sellepärast, et meil on esiteks Eesti liiga ja Läti liiga play-offid tulevad pärast seda ja veel teine asi, kõik klubid on huvitatud sellest, et mai lõpuga oleks kõik läbi, et ei läheks juunikuusse, et põhimõtteliselt on üks kuu vähem palka maksta, eks ole, et see tuleb sellest ja siis aga kui oli nagu teada, eks ole, et need asjad jooksevad kokku, noh, siis minu arust sellega ma olen nõus, et need Prometeid ja Cramod ja need kõik, kes mingit euroasja mängisid, et nendel võib-olla siis see hooaja sees ikkagi see graafik oleks pidanud olema tihedam, et ütleme, need ei langeks kokku nende play-off mängudega, aga panna nüüd ka Eesti-Läti liiga play-offid samadele kuupäevadele, näiteks kui on need Euroopa sarja play-offid, noh, ega seal vist väga palju nagu muidugi teha ei saa ja peab arvestama sellega, et ega ka need välismaa klubid ju mängivad ju nii samal ajal nii koduliigad kui Euroopa sarja, eks ole, et kindlasti saaks seda kalendrit teha natuke paremini, aga fakt on see, et seda nagu pikemaks seda turniiri venitada, sellest ei ole keegi huvitatud ja me räägime, tahame, kuna see aasta veel mängitakse poolfinaalid ka seeriatena, ei ole ju Final Four, eks ole, ei Eesti-Läti liigas ega Eesti liigas polegi olnud, et siis see nõudis ka nagu pikema aja natuke sinna. Ja ma huvi pärast scrollisin näiteks Promete mängude graafiku kohalikus liigas meil siin Eesti-Läti liigas läbi ja ega siin mingisugust auke väga ei ole, et noh, sellisel juhul oleks selle probleemi viinud lihtsalt teise kohta, noh, ütleme siis kohta, kus on korraga Eesti-Läti liiga põhiturniiri mängud ja siis eurosarja põhiturniiri mängud, et noh, siis oleks see tihe koht tekkinud lihtsalt selles kohas, et siin tekkis see võimalus, et mine tea, võib-olla probleemi ei ole, sest et nad kukuvad näiteks välja. No nüüd kukkuski välja, eks ole. Aga kui poleks kukkunud, siin nagu siin mänguvabu nädalaid näiteks ei paista, et sisuliselt nädal per mäng rütmis siin 6, 7, 8 päevasta vahedega kogu aeg väga stabiilselt on mänginud. Jaa, aga noh, seal rohkemki need 2 mängu nädalaid peab neil nagu tekitama, eks siis koos euromänguga siis 3 mängu nädalaid, ega midagi teha pole. Nii. Aga paneme sellega saate lukku ja kuulake meid järgmine kord. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.